tere naasekas, tere naasekas, liinik pääsi linnukas, kestitämpä kokko tulid, pikkädi maha sõidid, une jätid magamalda, moosi jätid tegemälda, tulid Pühamäe peale, käräjida tegemähe, olkid ennät tulemasta. Mina olen siis Karmel ja mina olen Raikküla mõisa perenaine. Aga peale selle Raikküla mõisa ma tegelen veel päris mitme asjaga. Ja nii-öelda põhileiva täna toob lauale siis minu firma Mannet Partners, mis tegeleb siis europrojektide kirjutamisega ja seda juba 16 aastat. Mina olen Heli Künnepas. Minul on ka alati väga raske öelda, et kes ma siis olen ja ka täna vist on põhiline tegevus mul kirjaniku töö, kui seda tööks võib nimetada. Kasvatan kodus 4 väikest last, osalen poliitikas ja nüüd kirjastan ka teiste raamatuid, nii et ma loodan, et mu töökohaks siis saab kirjastamine ja kirjaniku töö. Tere, mina olen Elo Lutsepp, olen ajaloolane, töötan Eesti Vabaõhumuuseumis Maa-arhitektuurikeskuse juhatajana. Olen ka otsapidi poliitikas ja need naiste asjad on kangesti südamelähedased. Tere, mina olen Marike Laht, töötan ka Vabaõhumuuseumis ja hoian meie kultuuri ja kultuurivara. Tere, mina olen Aune Mark, Vabaõhumuuseum Maa-arhitektuurikeskus. Ja lihtsalt süda nõudis, et tuleks siia. Mina olen Age, töötan Rapla maavalitsuses kultuuritöö spetsialistina. Tere, mina olen Silvi ja töötan ka Rapla maavalitsuses ja olen seotud mitmete MTÜ-dega ja tulen ka uudishimust. Olen Helerin Veronen ja hetkel töötan Raplamaa Sõnumites ajakirjanikuna. Mina olen Asta Järvamaalt. Vähe poliitikaga ka tegelenud, töötasin 14 aastat Koigi omal ajal külanõukogu ja siis kui 91. aastal tulid vallad, siis valla moodustamisega töötasin kokku seal 14 aastat. Aga praegu olen ma pensionär ja tegelen Koigi valla pensionäride eestvedajana olen. Ja siis ühtlasi on mind kutsutud ka palju Brandikülamajja toitlustamisega tegelema. Mina olen Reet ja olen Liivatalu perenaine, pensionärid, kuid üle 20 aasta ma olen tegelenud kohaliku omavalitsuses ja minu algatusel sai ka moodustatud külaliikumise komisjon. Ja see, mis külas toimub, on südamelähedane olnud ja sellepärast olen ka siin, et saada uusi mõtteid ja võib-olla ka siin koostööd arendada ja Elo võttis meid kaasa, nii et olen ka Järvamaalt. Nii et edu meile kõigile tänaseks päevaks. Tere, mina olen Anne Leht, olen Raikküla vallavanem. Ja need külaasjad ja Eesti maaasjad ja naiste asjad on mulle väga südamelähedased ja sellel teemal ma päran alati hea meelega. Mina olen Heli. Egega mõlemad tegeleme sarnase asjaga, ongi meil Eesti ajalugu. Ege kutsus meid siia. Tulen läbi, ma ei ole olnud varemalt ei poliitiliselt ega ühiskondlikult aktiivne inimene. Aga ma ütlen siis ise, et Heli on muusik ja muusikauurija ja ta eelmisel aastal kaitses doktorikraadi Helsingi ülikoolis ja on meie jatsuuurija ja see on otsapidi kultuuripoliitikaga seotud, nii et meie oleme kolleegid. Tervist, mina olen Soonetalu perenaine 7. aastat, pean siit umbes 4,5 kilomeetri kaugusel loodus- ja loovustalu. Ja miks me Indiraga hilinesime, me käisime täiesti erakordsel sündmusel Rapla kirikus pühalikult, matsime nõida praegu just. Ja et sõnaga Keava Laura lahkus eelmisel nädalal meie hulgast ja oli üks võimsam, haritum ja avarahingelisem inimene, nõid tervendaja
ja Mihkel Kukk täiesti häirimatult matis nõida, nii et kõik ei ole üldse veel kadunud. Aga põhjus, miks mul on siin väga hea meel, et te olete tule süüdanud, on see, et meil Indiraga on kaasas 2 konna. Keava Laura lemmikolend maailmas oli konn ja me eile õhtul mõlemad joonistasime Laura jaoks konnad. Ohtu mõisaproua, kes on Laura õetütar, ütles, et peele kaasa ei tohi panna. Aga kuna me tulime kirikust nõida matmast iidsetele kärajatele, siis ma palun, et Indira nüüd viib lõkkesse ja me põletame ära, siis on need konnad Laural käes. No ja kus oleks üldse parem mälestada, eks ju, üht ülivõimsat naist. Ja ma annan korraks Indirale, ta tutvustab ennast ja siis saadab meie konnad Laurale järele. Ja püsti ka. Minu nimi on Maria Indira, ma olen Soonetalu päris perenaine, mina olen teenistuja. Kodutütar või nii. Ja ma siis minnet konnad lõkkesse. Jah. Laura. Nüüd ma räägiksin siis natukene nendest kärajatest, et see mõte tekkis tegelikult jaanuarikuus ja saatsime siis laiali ühe ringkirja ja esimest korda saime kokku vist päris veebruari alguses, et sellest seltskonnast oli seal Anne oli seal, aga ma ei tea, kas võib-olla oli keegi veel. Mina olin ka, eks ole. Ja igal juhul mõte oli siis selles, et kutsuda inimesi üles koos siis Raikküla kärajate 800 aasta möödumist siis esmamainimises seda nagu tähistama. Ja igasuguseid, oleme siin regulaarselt neid kokkusaamisi teinud ja igasuguseid ideid on läbi käinud ja osad neist on ära kadunud, osad neist on sõelale jäänud ja kõige viimasena siis helistas või kirjutas Ege ja siis ma ütlesin, et väga tore, et sa oled selline aktiivne, et tule tee ka siis oma üritus ja tore, et siis ikkagi asja sai sellest, et hästi, öeldakse kaua tehtud kaunikene, aga selle tänase asja kohta võib öelda kiiresti tehtud ja uhke, eks ole. Et saime siis asja, et väga minu meelest selle kärajate tõlgendamine on selline, ütleme niimoodi, et hästi loominguline tegevus, et nende kärajate kohta me teame ainult ühest lausest, mis on Henriku kroonikas, et ta seal kirjutab, kuidas mõõgavennad jõudsid oma sõjakäigul kohta nimega Raigele, kus siis iga aasta koosolekuid peeti. Et see sõna, ladinakeelne sõna, mida ta kasutab, on platsiitum. Ja seda on tõlgitud erinevalt, et kokkusaamine, nõupidamine, on ka pidu teda tõlgitud, ja sellepärast ma nagu ütlengi, et mis see platsiitum oli, et siin Ege just väga toredasti ütles, et eks me nüüd hakkame mõtestama seda, et mis see platsiitum siis on, ja need võimalused on väga laiad, et ühesõnaga, et ta võib olla selline ringis istumine, käramine, ta võib olla selline pidu, kus koos midagi tehakse, et neid võimalusi on palju, ja siis me andsime välja ka sellise trükise, et see trükis on nüüd natukene selline, ütleme nii, et Raikküla on ju hästi nagu rikas oma ajaloo poolest ja meie nagu eesmärk ongi seda ajalugu nagu inimeste kultuuriteadusesse tõsta oma üritustega. Ja siin on siis juttu saateks on sõna siin maavanemal Tõnis Plankil, kes on üldse väga aktiivselt seda asja meil siin vedanud. Ja siis on Jüri Metsalu artikkel Pakamäe pärimusest, tema on siis seda paikkonda siin uurinud. Siis on minu jutt Raikküla mõisast. Siis on meil suured tänud Viiot vist praegult ei ole, aga Viiole ka suur aitäh selles mõttes, et tema oli tegelikult ainult nii-öelda tehniline töötaja selle puhul, aga ta tegi väga aktiivselt nii-öelda ka sisulist kaastööd, et naised on aktiivsed. Ja siis on veel Ülo Vooglaid, meie kandi mees,
tema tarkused erad, et ühesõnaga selline trükk. Et siis esinejatele ma arvan, ma kingin, aga ülejäänud saavad siis, ütleme, et täna erihinnaga 1 euroga soetada. No näiteks, meil olid siin nõiaprotsessid 16. 17. sajandil Eesti ja Liivimaal ja seal süüdistati, kui Lääne-Euroopas süüdistati seal ainuüksi naisi sellistel nõiaprotsessidel või siis väga valdavas osas naisi, et siis Eesti, Soome ja Islandi puhul oli lugu teine, et oli naisi ja mehi võrdselt enam-vähem meil siin, keda süüdistati nõiduses. Või siis näiteks laulud, seksuaalteemalised regilaulud, kus on olnud naise roll aktiivne, kus on naise suguelundid ka on neis lauludes, kuigi jälle Lääne-Euroopa kohta öeldakse, et Lääne-Euroopa rahvakultuuris ei ole kunagi naise suguelundi representatsioone. Või siis näiteks muinasjutud, sellised, kus on õde ja vend peategelased, mida on tegelikult Eesti vanade muinasjuttude hulgas täitsa palju ja huvitavaid, et miks seal on olnud õde aktiivsem tegutseja kui vend näiteks. Või siis kui rahvakommete juurde minna, et miks meie pulmakombestikus on pruudi vend täitnud olulisemat rolli kui pruudi isa, kui jällegi see on ju Inglismaal ja igal pool mujal Euroopas teistmoodi jällegi. Või siis kui võtta nagu sellised etnograafilised kirjeldused ka hulka, et näiteks, et 18. sajandi lõpus kirjutab August Wilhelm Puupel, kõige parem 18. sajandi Eesti talurahvaelu kirjeldaja üldse, et mõned vallalised naised valetasid kirikuõpetajale, et nad on rasedad, sest nad tahtsid tänu alla saada. Et see on nagu täiesti vastandlik ja nii kontrastne sellele, mis Lääne-Euroopas samal ajal oli, et 18. sajandi keskpaigani oli tavaline karistusviis nagu vallase emadel enamikus Lääne-Euroopa riikides see, et nad lihtsalt hukati. Aga siis 18. sajandi teisel poolel enam ei olnud see valdav, siis olid natuke leebemad karistused, aga seda, et laps oleks ema kätte jäetud, no seda nagu kuskil mujal ei olnud, nagu see ei olnud üldse mõeldav kuskil Prantsusmaal või Saksamaal või mis iganes Lääne-Euroopa piirkonnas. Ja siis 18. sajandi keskel hakatiki seal rajama selliseid vallaslaste kodusid, kuhu need lapsed pandi ja seal enamik neist suri, on statistikat selle kohta ka, sest seal olid väga halvad tingimused ja eriti just nagu mida väiksemad imikud, seda raskem oli seal neil ellu jääda, et see oli ka jällegi nii erinev Eestist, kus ei ole võetud ju kunagi vallasemadelt lapsi ära. Et sellised ja veel teisedki küsimused, need muudkui kerkisid ja kerkisid üles ja nüüd veel eriti, kui ma selle teemaga veel rohkem tegelen, aga juba umbes 10 aastat tagasi, siis ma käisin Gotlandil ühe konverentsil, kus ma kohtusin esimest korda elus Marika Mäega, Eesti arheoloog Marika Mägi ja ajaloolane. Ja tal oli seal kohutavalt huvitav ettekanne ja see hakkaski nagu juba vastuseid pakkuma osadele minu küsimustele, mis mul juba tollel ajal olid. Et seal ta rääkiski sellest Eesti perekondliku korralduse ajaloost ja sellega ei ole tõesti ju peaaegu 20. sajandi alguses viimati tegeldi enam-vähem, et siis nüüd 21. sajandil on Marika Mägi hakanud tegelema sellega ja avaldanud artikli Ariadne Lõngas sellest väga põhjaliku ja hea. Ja siis see ettekanne, mis tal seal Gotlandil oli, et sellest kasvaski välja või see oli üks osa siis nagu seda sama materjali, mida ta siis hiljem palju põhjalikumalt kirjeldas ja avaldas Ariadne Lõngas. Ja siis Marika Mägi on arheoloog, et temal olid need samad sarnased asjad, ma ju enne rääkisin, et kõik need küsimused, mis mul olid, et need on ikka kõik tuginesid sellele, et nagu hästi suur erinevus oli paljude Lääne-Euroopa riikide ja siis meie piirkonna vahel. No üldse mõnel puhul ka teiste Läänemere soomlaste, mitte ainult eestlaste puhul. Et siis Marika Mäel oli arheoloogina samasugused sellised vastandused või kontrastid või sellised huvitavad tähelepanekud siit meie piirkonnast. Nagu üks näiteks, ma toon 2 välja võib-olla arheoloogiast praegu, et üks on see, et meil olid ju muinasaja lõpus valdavad kollektiivsed matused. Et mida see tähendab? Praegu on ju individuaalmatused, kõik maetakse üksi hauda ja Lääne-Euroopas oli tollel ajal ka nagu siis Lääne-Euroopa enamikest piirkondadest, et siuksed individuaal- või kollektiivmatused kadusid juba kiviaja lõpul ja hakati matma individuaalselt surnuid. Aga meil oli ikkagi valdav veel see, enne sakslaste tulekut, et kõik maeti segi läbi või kõigepealt põletati, siis need luud ja kondid, mis järgi jäid, need puistati kivikalmetesse ja
seal olid naiste ja meeste ja lasteluud kõik segi läbi niimoodi, et ei ole võimalik neid eristada ja siis mitukümmend ühes kivikalmes, et siis nagu kõik suguvõsa liikmed ja mitte kogu elanikkond, vaid oletatavasti kuskil 20% elanikkonnast üldse olid niimoodi, kes maeti sellisele moele, et jäi mingisuguseid jälgi. Et suurem osa elanikkonnast, 80% ikkagi maeti niimoodi, et või põletati ja see tuhk visati kuhugi või me ei teagi, me ei saa teada, mis nendega täpselt tehti. Aga see, kes nüüd 20% oli, Walter Langi oletus on see umbes 20%, et see oli ikkagi eliit või see nagu jõukamad perekonnad. Ja see, kuidas inimesi maeti, see ju on alati seoses selle sotsiaalsete suhetega eluajal, et kuidas selle hauatakuses elusse järgmis, see oli sarnane sellega, mis oli enne maa peal olnud, et siis sellest saab järeldada. See on järginud Marika Mägi sõna, et siin ei olnud mitte hierarhiline ühiskondlik struktuur, vaid heterarhiline. Et see tähendab siis just seda, et mitte ei olnud ühte valitsejat, ei olnud kuningat. Et oli just see, nagu Henriku kroonikas on ka, et Kaupo on isegi seal quasi-rexet senior. See nagu teeb just kui kuningas ja vanem. Et temagi ei olnud vanem, nagu otsesõnu. Et tema oli ka just kui vanem, et ta oli ikkagi nagu oma suguvõsa esindaja lihtsalt, et see suguvõsa oli ikkagi, et suguvõsad olid need, kelle kes oli tegelikult võim. Ja võib-olla olid ka paralleelsed võimustruktuurid, et nagu sõjanduse ja riigi, või no nagu, et erinevates valdkondades olid ka võib-olla need erinevad need suguvõsad, kes olid need peamised. Ja siis teine asi, mis on arheoloogia puhul kindlasti tasub välja tuua, on nüüd see hauapanused. Et kui ma ütlesin, et suurem osa maeti kollektiivselt, et siis ikkagi üks osa, või mitte valdav ei olnud see, aga mõned olid juba hakanud tekkima individuaalmatuseid siis muinasaja lõpul ja nendest saab siis eristada sugusid, et millised on naise, millised on mehe matused ja siis on huvitav Eesti puhul just see, et need hauapanused olid sarnased meeste ja naiste puhul. Et kui muudes maades on siin ka meie naabritel, baltlastel, skandinaavlastel, et neil on niimoodi, et ühed on meeste asjad ja teised on naiste asjad, siis siin oli nagu hästi palju selliseid ehteid ja vöökaunistusi, mis olid nii naistel kui meestel. Et see nagu ei olnud mingit soospetsiifikat nende puhul. Et selliseid on võrreldes muude piirkondadega hästi palju siin. Ja sellised ühiskonnad üldiselt, kus on selline nähtus, et seal ei ole naised olnud alla surutud seisundis, vaid on olnud, ei ole nii meesdominantsed ühiskonnad need olnud, kus on selline nähtus. Mujal ei pandaks ju mehele kaasa naise asju. Jah, lisaks veel see, et olid ka sellised, olid need naiste ketid ju, mis ei olnud meestel, et oli selliseid asju loomulikult ka, et mis olid ainult naistel ja ainult meestel, ja neid oli palju, aga siis ka nende puhul oli nii, et mõnikord on seal naisele pandud mehe asju kaasa ja mehele naise asju kaasa ja sellest pole midagi imelikku. Ja naistel ka on relvi, mis ei tähenda, et naissõdalastega oli tegemist, vaid mis ikkagi näitas nagu naiste võimu ilmselt. Et siin mul tuleb meelde, kui Pöide kirikus või vanimas Eesti kirikus on ju see bareljeef või kus on need kirikutoetajad, mis on 13. sajandi algusest ja see on naine ja mees ja see joogisarv, mis on jõukuse sümbol, et see on naise käes, mitte mehe käes. Et siis Marika Mägi siis, temal olid siis need arheoloogilised tähelepanekud ja temal hakkas neid seletusi pakkuma see, kui ta luges Nils Blomqvisti teooriat või Nils Blomqvist oligi osaselt ta juhendaja isegi, kes doktoritööd äkki tegi. Nils Blomqvist on Rootsi ajaloolane, kes on hästi põhjalikult uurinud keskaja seadusi, Euroopa keskaja seadusi tunneb väga hästi. Ja siis temal, kui ta nägi Liivi Latkali õigust, siis ta oli peaaegu et šokeeritud, sest see oli niivõrd erinev kõigist teistest seadustest, mida ta seni tundis. Ja see Liivi Latkali õigus esimest korda pandi kirja liivlaste jaoks 1212. Aastal ja säilinud on sellest ärakiri, 16. sajandi ärakiri 1220. versioonist, mis pandi latkalitele tegelikult kirja, aga Henriku Liivimaa kroonika järgi rakendati väga suure tõenäosusega seda sama seadust 1214. Aastal. Ja ma loen siis näiteks 2 lõiku sellest seadusest ette, eestikeelses tõlkes. Kui mees võtab naise, läheb tema vara üle naisele. Kui siis mees tahab ta maha jätta, siis naise maha jätta, siis kaotab ta põllumaa ja kõik varad. Mees kaotab siis põllumaa ja kõik varad ja ta pojad ja tütred saavad need.
pärandus, mida poeg pole ära võtnud, läheb tütardele ja emale. Ja siis teine on lesknaine, nii kaua kuni ta lesknaine on, omab pärandust koos tütardega. Kui ta uuesti abiellub, jagavad tütred päranduse emaga võrdselt. Et seal on natuke selle naisliini eelistamist, et siis sellest ongi Nils Blomqvist siis tegi järelduse, et need seadused saavad olla, ja kolmas koht oli seal ka, kus oli nagu venna, no kolm kohta nagu sellest seadusest on sellised, mida saab tõlgendada ainult matrilinaarses kontekstis. See matrilinaarne siis tähendab seda, et sugulust arvestati ema liini pidi. Ja tegelikult ka ainult matrilokaalses kontekstis, mis tähendab seda, et abiellumise järel kolis noormees neiu perekonna juurde elama. Mitte nagu vastupidi, mitte nagu hiljem oli. Et siis 1260-ndatest on järgmine selle seaduse 1267. aastast on selle seaduse variant, mis ütleb, et kui mees võtab naise, siis ta vara läheb üle naisele, välja arvatud karjamaad, põllumaad ja mesipuud. Et see on nüüd juba muutunud, et nüüd tegelikult siis ei olnudki enam midagi jäänud. Et siis tegelikult oli juba see muutunud seaduse järgi vähemalt ja kas see, ma ei tea, kas see kõikidele seisustele kehtis see seadus, aga igal juhul siis, et see õigus igal juhul tugines tavaõigusel, et see on kindel. Ja siis läks jah, juba patrilinaarseks ja patrilokaalseks, see tähendab, et siis hakkas neiu kolima noormehe juurde. Ja kuidas need seletavad siis neid asju, mis ma eespool rääkisin, et seda õe ja venna suhet näiteks, mis on regilauludes ja muinasjuttudes hästi tähtis meil. Et siis, kui on matrilinaarne ühiskond, siis ongi õde ja vend on nagu see põhiline üksus või kuidas öelda, et on ju hästi palju erinevaid matrilinaarseid ühiskondi on maailmas. Ei ole hästi palju muidugi, kui võrrata protsentuaalselt, aga siiski neid on tänapäevani ja nendes on hästi erinev tegelikult naise positsioon, aga mingisuguseid üldistusi saab teha, et naise positsioon on ikkagi suhteliselt tugev, naisel on suhteliselt suur iseseisvus, aga paljudes sellistes on nagu otsustaja, perekonnas tähtis otsustaja olnud emapoolne onu. Ja meil on ju ka tegelikult sõna onu, mis on just tähistanud seda emapoolset onu, mitte lell, kes oli isapoolne, et see onu tuleb ju samast tüvest, mis enam, mis ta on tähistanud suurt või soome keeles ka enam. Et see tuleb, miks siis see emapoolne onu suur on ja äkki siis meil oli ka selline, et selles suurperes oli oluline roll onul. Kas mul hakkab aeg läbi saama? Sul hakkab aeg veel natukene läbi saama, aga sul on öelda põhiasi ja siis me esitame küsimusi. Hästi. Et siis see õe ja venna suhe on ju loomulikult tähtis ja see emapoolne onu on kindel, et see tema õetütar on sama verd, mis tema on. Et kui naise iseseisvus oli ka suur, et siis see kõik seostub, et siis läheb see tema, et see on arusaadav, et onu on oluline nendes matrilinaarsetes ühiskondades tavaliselt. Ja ma ei teagi, äkki küsitegi küsimusi nüüd. Et ma rohkem ei räägi siis, räägime selle anda teile. Nii, aitäh, väga huvitav. Tähendab, ma küsin ise kohe kõigepealt. Tähendab, Merili tõi välja selle, et see matrilineaarne pärimisõigus viitab sellele kihistusele meie esi vanemate seas, et naistel ei olnud allutatud positsioon muinasajal ja et see allutatus, mis saabus sajanditeks, saabus koos ristirüütlitega siis. Mina olen ka kuulnud ja lugenud seda, et selle naise positsiooni muutus oli ikkagi seoses kristlusega ja aga olen kuulnud aga sellist asja, et kristluses oli niimoodi, et millest see tuleb, et oli nõnda, et kuna oli Jumal ja Jumala poeg ja ühesõnaga ei olnud Jumala tütar, vaid Jumala poeg oli, eks ole, ja siis sealt kuidagi nagu tuleb see nii-öelda mehe siis esile tõstmine, eelistamine naisele või, et kuidas seda kommenteerite? Aga meil on ju Maarja maa. No jah, Maarja maa on jah. See on nagu olnud vist ikkagi, nad said aru midagi, kuigi need kristlikud vallutajad ikka salgasid seda naist maha, et nad üldse ei näinud naist. Nagu Henriku kroonikas on see
et üks ja sama sündmus on näiteks vanemas Riimkroonikas ja Henriku kroonikas täiesti erinevalt kirjutatud, et see on see lugu, kui üks siis Henriku kroonika järgi mees tapab sakslase, aga vanema Riimkroonika järgi tapab naine, rase naine ja siis pärast tulevad sellel pojal nagu need märgid samas kohast, kus tal haava on. Et see lugu on nagu, on täiesti arusaadav, et see on tegemist sama sündmusega, aga see Henrik nagu üldse nagu ei näe naisi, ta lihtsalt nagu vaatab mööda, ta arvab, et selle mehe naine või selle naise mees nagu tappis hoopis selle sakslase. Et jah, ja hästi huvitav, et jah, mis protsessid need siin kõik 13. sajandil toimusid, kui see muutus, ega see muutus ei toimunud niimoodi järsku, et praug ja nüüd nagu hakkame kõik teistmoodi mõtlema, et mingites valdkondades naine säilitas oma iseseisvuse ikka veel sajandeid ja nagu need Huupeli 18. sajandi need seksuaalelu kirjeldused ka seda osutavad sellele, aga siis mingi 19. sajandil toimus järsk muutus ja ma arvan ise, et suhteliselt järsk ja 19. sajandi keskpaiku ilmselt, sest siis tulid ju see, et eestlaste seas tekkisid erinevad seisused, et maa päriseks ostmine tuli, et nüüd oli tõesti vara, mida pärida, et nüüd oli oluline, et isa pärandab pojale varanduses, sest enne ei olnudki midagi kellegi, kõik olid vaesed ja et siis nagu, et sellega seoses nagu see isaduse tähtsus tõusis ja siis baltisakslased, need ajaloolased, nad nägidki seda pilti, mis siin 19. sajand oligi juba patriarhaalne, et siis nad sellest nagu ei osanud niimoodi järeldada ja vaadata ja neid kroonikute tekste niimoodi sellise pilguga lugeda, et näha seda, mis oli varem. Aga nüüd ma ei vastanud sellele küsimusest. Ükskord ma olin võtsin uut aastat vastu seltskonnas Saksamaal, kus olid kõik grusiinlased, mingi 30 Gruusia meest, siis üks Gruusia naine ja mina. Ja siis neil kogu aeg seal toostid olid kogu aeg emade ülistuseks ja siis ma mõtlesin, et mis asjad, et miks, et mul nagu üldse ei jõudnud kohale, et need tegelikult on nii patriarhaalse mõtteviisiga ja nii võõra mõtteviisiga meile ja kuidas nad siis kogu aeg nüüd ema ülistavad. Aga nad ülistasidki ema kui poegade kasvatajad, et see oli nagu teine tähendus sellele, et see on keeruline, et kuidas need kõik kultuurimustrid jooksevad ja kuidas meil see lapse ja ema suhe ja tähendus on olnud, et ma ei oska niimoodi paugu pealt vastata. Kindlasti seda saab nagu uurida ja rahvaluule materjali põhjal ka. Ma ise mõtlen, et võib-olla see on seotud ka selle nii loomupärase vallutuse ja sellise, kui sõjakas on hõim või see etniline rühm. Et eestlased võib-olla ei olnud vist väga sõjakad, kuigi see on täielik spekulatsioon, aga võib-olla grusiinid, niisugused vahvad džigitid ja et see ema roll on seal kui poegade kasvataja pojad, kes lähevad armeesse ja niimoodi sõtta, et need on nagu patrialineaarsemad hõimud ja need, kus on võrdsemad, seal nagu see on ainult oletus ja sellel ei ole ei muinasjuttude uurimise katet ega selle ma lihtsalt proovin seletada, et miks on erinevates kohtades erinevad hõimud ja mentaliteedid ja kogemused ajaloolised. Et vaata, kui seal tuli välja, et Eesti muinasaja kogemus on võrdne, et ta on nagu heterarhiline, et ei ole hierarhiline. Ja kui ei ole hierarhiline, mis on niimoodi, et võim on koondunud tippu ja tipus on reeglina üks mees või et kui ta on heterarhiline, et siis võib-olla ongi need seotud sellega, et see etniline rühm on vähem sõjakas ja siis ongi mehe roll ka tasakaalustatum rohkem naisel. Aga see kõik on spekulatsioon. Jah, päris nii ei ole, aga mul tuli üks teine asi meelde, et selle laste ja emade suhte osas, et mingi Schleger või kes oli, Balti sakslane kirjutas 19. sajandi alguses või midagi sellist, et kuidas need sakslased, keda on Eesti ammed kasvatanud, need on palju paremad armastajad ja hellemad mehed kui need, kes on siis tõepoolest, regilaulud võiksid pakkuda meile, mis on päritud läbi põlvkondade ja mis on nagu tõesti meie oma kultuur. Et võiksid meile anda mingid vihjeid selle kohta. Aga loomulikult peab meeles pidama, et regilaulud on kogutud 19. sajandil. Nad kajastavad seda, mis selleaegsetele inimestele on oluline olnud. Aga samas nad on säilitanud. Nad sisaldavad erinevate ajastute informatsiooni või teadmisi või suhtumisi.
ja kui me nüüd vaatame, kuidas rahvaluule on muutunud, siis see areng näitab selget ja vastuvaidlematut tendentsi kollektiivsuselt individuaalsuse suunas. Noh, nagu me teame regilauludes sellest armastusest, mida sina siin esile tõid, sellest ei ole juttu. Sellisest romantilisest õhkamisest, no seda ei ole lihtsalt, mis on Lääne-Euroopa ballaaditraditsioonid. Ütleme nüüd, kui mõelda, milleks regilaule on lauldud, siis ikkagi nagu maailma mõjutamiseks, et see ei ole nagu lihtsalt niisama ainult enda väljendus või ainult rõõm või et sellel on ikkagi olnud nagu tahtmine midagi teha selle lauluga, et see laul on nagu tegu. Ja et siis kõige vanem kihistus, mis on müütilised laulud, Aado Lintrop on neid põhjalikumalt uurinud ja jõudnud selle tulemuseni, et neid on ikkagi lauldud selleks, et tagada maailmakorra püsivus, selleks, et kõik kulgeks samamoodi edasi stabiilselt, nii nagu ta aegade algusest on olnud. Ja on suunatud sellise nii-öelda kogukonna heaolu ja jätkusuutlikkuse suunas. Nii samamoodi võib-olla siis ei oska öelda, kas siis nagu hilisemast või sama paralleelsed, sellised perekonna jätkusuutlikkus, viljakus, põlluviljad, kõik sellised teemad, mis tagaksid ellujäämise. Ja kui nüüd siin oli see küsimus, et kristlusega on meile tulnud siis see patriarhaalsus, et kui laule vaadata, siis need ballaadilaadsed sellised individuaalsed tunnet väljendavad laulud tulevad kõigepealt sellisest õukonnakultuurist. Sellisest kultuurist, kus inimestel ei olnud enam muret ellujäämisega. Juba uus teema, et sa saad nagu, et see on see püramiid, kelle iganes. Põhivajadused. Jah, et põhivajadused on täidetud, siis saab tegeleda tunnetega. Ja seesama varanduslik kihistumine, mina arvan, see on tekkinud, või mis nüüd mina, aga võib-olla mitte ainult mina, küllap ma olen seda kuskilt lugenud või kuulnud, et see on seotud põllunduse arenguga. Et kui sul oli maa, siis sa said tagada oma perekonnale, kogukonnale jätkusuutlikkuse, aga see tähendas ka, et sa oled maaomanik on see, kes on rikas. Aga me mõtleme siin Eesti ühiskonna peale enne vallutust, siin ei ole olnud maapuudust. Ja selles mõttes võib-olla see ongi võimaldanud kõigile selle heaolu. Kas nüüd heaolu, kui hea see oli see olu, aga nagu, et üks ei olnud omanik ja teine, et kõik olid nagu võrdsete võimalustega, ütleme siis. Ei olnud ori ja ei olnud oma, seda ma ei oska öelda. Nagu oli, et peret toita ja maa oli olemas ja tegutsema. Kindlasti olid ka orjad, sellepärast Marika Mägi nägi, et rüüsteretkedelt ja sõjaväe asjadelt toodi orja. Ja siis ka näiteks teistes rahvaluule žanrides, näiteks rahvakalendri puhul on Molly Jäämäe öelnud, kuidas see individuaalsus tuleb just hilisemate kihistustega, kristluses ka tähistatakse Kristuse sündimist, tema elukäiku nagu indiviidi vaadeldakse seda. Et võib-olla sellest näiteks kalendritähtpäevade asemel siis sünnipäevade tähistamine, eks ole. Ja et ka tema on öelnud, et kõik see varasem vanem kalendri pärimus on suunatud kogukonna heaolule.
kogukonna jätkusuutlikkusele. Nii, see siis nüüd üks teema. Teine teema, millest ma tahtsin kõneleda, oli see, et regilauludes siis, kuidas see perekond või suhtlusring kajastub. Et regilaulu peategelane on mina. Ja on minu meelest suur müüt, et regilaulud on olnud ainult naiste pärusmaa. Et kindlasti meil on üles kirjutatud regilaule väga palju ka meestel. See on see 19. sajandi olukord. Mingil määral on meestel ja naistel olnud erinev repertuaar. See tuleb välja eriti setulauludes, kus traditsioon on kauem säilinud ja saame seda vaadelda. Aga väga palju laule on, mida on laulnud nii mehed kui naised, et see on jälle üks näide sellisest võrdkultuurilisusest. Ja siis ka, et regilauludesse mina siis suhtleb meestega, naistega, oma perekonnaliikmetega, ema, isa on seal, eks ole, tähtsal kohal, vend, õde, mehed, naised, neiud, et kõigepealt perekonnaring, siis küla inimesed ja siis ka siis kolmas seltskond on sellised mõisainimesed. Aga mis on nagu ebatavaline, mille peale nagu tavainimene ei tule, regilaulu mina suhtleb põlluga, ta suhtleb põõsaga, ta suhtleb loodusega, ta suhtleb oma vana kasukaga, käte ja jalgadega, saabastega, ta palub neid, ta tänab neid, et kas need on siis ka nagu perekonnaliikmed, et kas nagu ka on Rahvaluule arhiivist üleskirjutisi selle kohta, kuidas on suhtutud loomadesse, kes on majapidamises olnud, kuidas nad on olnud niisamamoodi nagu kogukonna osa. Kas siis see vana kasukas niisamuti. Ja kui nüüd Foucault uurides Lääne-Euroopa seksuaalsust on öelnud, et see, kuidas seksuaalsusest räägitakse, see kajastab võimusuhteid ühiskonnas. Ja samas ka kehtestab neid. Tema on just uurinud seda, kuidas institutsionaalselt hakati seksuaalsust, eks ole, ohjeldama. Kuidas tekitati ühiskonnas mingisugused reeglid, mille järgi siis inimene peab käituma. Eelkõige naised. Aga nüüd, kui vaadata regilaule, et eks ole, me oleme harjunud siin patriarhaalses kultuuris, mehed püüdlevad naise keha poole. Ja nüüd vaadata regilauludes on, need seksuaalsed regilaulud ei ole väga palju eksponeeritud, sellepärast et peamised väljaanded, mis on ilmunud, need on olnud nõukogude ajal ja seal lihtsalt ei ole peetud sobivaks neid selliseid seksuaalse sisuga regilaule üldse avaldada. Ja ka arhiivis on nad pandud rubriiki poiste lori enamasti, et see teadmine nendest on suhteliselt piiratud. Praegu on meil regilaulude andmebaas, võite kõik kasutada, otsida, leida, rõõmustada. Ja nüüd seal regilaulude hulgas on siis sellised näited, mis nagu läänelikus, kristlikus ühiskonnas on täiesti sobimatud. Alates sellest, et naised vaatavad mehi, et oleks see mees minu. Väga levinud tüüp, see ei ole isegi midagi seksuaalset, aga ütleme sellises patriarhaalses kultuuris on vastupidi, eks ole. Mehed ihaldavad seda neiut. Samamoodi, eks ole, kui mees ja naine lähevad koos magama, või noored, eks ole, siis lähevad koos voodisse ja siis
tüdruk hakkab uurima, et kuule, mis sul seal püksis püriseb, et noh, päästa valla püksipaelad ja siis on see vaba poiss, kes ütleb, et ei. nii on. et noh, need on sellised või noh, Lõuna-Eesti pulmalaulus näiteks ema kurdab, et tema poeg on ära meelitatud sellise kohatud või noh, halva või pealetükkiva tüdruku poolt, kes nagu kutsus poisi metsa ja tegi talle aseme valmis, ütles, et tule nüüd, katsu mind ja maitse mind ja mis kõik. Et selliseid nii-öelda vastupidiseid või noh, patriarhaalsesse kultuuri sobimatuid näiteid regilauludes on ja mitte vähe. Et see siis paneb mõtlema, et Foucault järgi siis peaks olema see ühiskond olnud, mis selliseid laule toodab, ka nagu vastupidiste võimusuhetega. Et siis see oli matriarhaalne või matrilineaarne. Noh, et selle kohta ei saa öelda ja mingisuguseid lineaarsusi nende laulude põhjal ei saa öelda. Ja loomulikult ma praegu tõin esile sellised näited, mis on imelikud, aga seal on ka, loomulikult on seal hulgas ka neid laule, kus poisid vaatavad neiusid. Noh ja siis veel. Aga too veel neid toredaid näiteid, kus ikka naised julgevad ka mehi vaadata. Mehed niikuinii vaatavad viltu. Ja et ei vaadata jälle viltu, me oleme nii väsinud sellest. Jah. Ütle, et mul pea valutab, eks ole. Lauludes ka ei ole ebataval, noh nagu ma ütlesin, sellest pulmalaulus, eks ole, millest ma rääkisin, naine, ema nüüd siis kurdab, et see pruut on olnud selline seksuaalselt aktiivne, aga on ka selliseid laule, kus naised ise laulavad noh, nagu oma ihadest või soovidest, nagu ühes laulus üks kiidab oma head meest, kuidas ta tuleb põllult ja töölt ja siis paneb jalga minu peale ja noh, et see on nagu selline Andreas Kalkuniga koos me kirjutasime artiklit Vikerkaartel nendest lauludest ja hiljuti vestlesime, tema arvab, et see on nagu pilge, seksuaalselt aktiivse naise pilge. Noh, et see on üks tavalisi selline naljafreim, et kui keegi on soovib nagu seksi saada, et siis see on kas ta tõesti arvab nii? See Andreas see on, et see pilgatakse seda noh, seksisoovi. No ei, ta pakkus selle välja kui ühe võimaluse, aga minu meelest need laulud on lihtsalt kui, et me oleme lihtsalt harjunud, et kogu see kultuur, mis meie ümber on, ei pea seksuaalselt aktiivset naist võimalikuks. Või noh, see ongi nagu ebatavaline, et seda otsesõnu välja öeldakse. Aga kui nüüd rohkem vaadata või lugeda neid regilaule, siis minule tundub küll isiklikult, et seda võib ka vaadata täiesti normaalse, nagu mitte pööratud või mitte pilklikus suhtes vaadatud lauludena. Seks on terviseks tegelikult ausalt öelda. Jah, just. See on emotsiooniga ja igasuguste rõõmudega ja töötahtega, mida iganes. Ma olen kuulnud meil, et kui ma seksi pole saanud, mul ei lihtsalt tööisu. Jah, on ka nüksed välja. Aga naine võib ka nii öelda? Jaa. Aga see ei ole meie kultuuris tavaline. Aga me ju ärkame. Jaa, me ärkame just. Aga mehele meeldib tegelikult seksuaalne naine. No nii, kas teed ka räägivad või? Ja ma arvan, et sa ole julge ja vabastamine. Aga ta salgab, aga tegelikult salata ei tohi. Muidu me salgame ära oma parima osa endast ja mina ei tea, kuidas see naise loomulik ärkamine käib, aga mina olen 2-3 aastat tagasi proovisin seda lugeda Clarissa Pinkola-Estes, kes on terapeut ja müütide uurija ja tema kirjeldab ka seda lääne kultuuris
vangistatud naist, kes tänapäeval püüavad olla tublid, keda vormib kool, kodu ja ühiskond läbi sajandite. Ta nimetab neid lõksudeks ja läbi müütide aitab siis naistel leida sellise oma ürgse loovuse allikat ja et kuidas see, kui naine kaotab selle loovustule, siis kuidas sellest vabaneda, et kui ta hakkab tajuma, et ta on niimoodi tuimaks tehtud, kuulekaks tehtud, raamidesse surutud, kuidas sellest lõksudest laiali, nagu välja pääseda ja siis üks korralik muhe, rõve nali on näiteks üks viis, kuidas sellistest natukene avardada seda niisugust mõtteraami või sellist ja et kuidas naine peab hoidma kontakti oma ürgse olemuse ja seksuaalsusega ja minu meelest need laulud väga hästi sobituvad sellesse ja need müütid ja need lõksud, mida sina praegu kirjeldad ja mida ka arvab Andreas Kalkun, et need on nagu pilkena, et kui me pilkame siis naise põhiolemust, aga kuhu siis mehed jõuavad? Ei, no see ei ole ainult naise põhiolemus, et see on nagu elu sellise... Elu. Naine peab muutma ennast ihaldusväärseks tegelikult. Kui muudu juttu tehtä, että nagu kunagi saikaksi ülikoolin käytössä ja ajakirjandus vähän opitussa ja folkloristikka sellaisten seminaridel käytössä ja pyytty kursinhoitaja. Aga siis kun ma juba siia nagu tuleviirde sai, siis ma sai aru, et tuu jutt, mis ma sinna pantse, tollen mõtten kasutu, et me kõik siin tiiämi mis praegu on. Ja siis ma mõtli, et ma kõnele tollest, et mida ma saan jagada, mis ma olen läbi elänud ja esitundnud ja tuu nagu hindamatun väärtus. Et ma julgu ütelda, et mingi mõtten ma ole tolle väga vana traditsiooni kandja. Et ütelt poolt on mul perepärimus ja elukogemus sääne ja tõselt poolt olema ajaloolisi näidendeid kirotan ja siis soome-ugri ja võru ja eesti ja setu vanasse tollesse ajalooliste osasse sisse eladen ja elu tõttu ole puttunud siukeste väga vanade nähtustega kokku ja niimoodi rida-realt opnunust aru saama. Et ütleme niimoodi, et naase aru oli tuu, millest ma tuud ettekannet alusti, et ainult arukas naane ja sellu on edimene põhimõte. Tolle pärast, et kehva tervisega kuuli ära, kes on rummal, lasse hinnast käsutada, kellel aru es ole, es opi ühiskonnan elämä ja lihtsalt jäigi ellu ainult virgempa, targempa ja arukampa ja nuukes oli suutelise opma ja kohanema. Ja võtame nüüd näite ma tuu nüüd rohkem sellest seto kultuurist, kus ma viimase 15 aastat ole olnud tegevliikmena. Ja ütleme niiviisi, et Setomaal pere oli hästi suur. Seal elatises Eesti Vabariigi alguseni 20. aastateni sisuliselt vanade traditsioonide järgi, mis tõenäoliselt oli samasuguse kui Võrumaal, sest alles Risti sõja teivas sinna piiri Võru ja Setu rahva vahele. Aga kuna Setomaal koolines käüda, vene keelest keetki aru es saa, siis näid mitte miski muu suurtes mõjuta, kui ainult oma kogemus ja siis too vana pärimus, mida ne lihtsalt tasapisi täiustiva. Kui neiu nüüd põhimine, et lapsest pääle oli niimoodi, et kõik kaikkeve jutt tiissa toda ja todar teku muidu sa ei saa mehele. Too mehele mineku jutt vanast tundu naljakas, aga nüüd ma saa aru, et näide mõisten tool võrdne Brüsseli töökohaga. Sellepärast, et tollest perekonnast tavaliselt üks poig pärisid ole talu. Kui oli sääne virktalu, maal kogukonna oma, et kui oli virktalu ja hääpernane ja hääpere, mis võib-olla ne suutsevad tõsele pojale sinna maja otsa viilüte majakese ehitada ja saiva kats välja seal elada. Aga ülejäänu jäivad sulastes sinna venna perre. Hää küll saiva ütetütre mehele panda, võib-olla saivad tõse ka,
aga rohkematele kaasavaras jätku, no jäivät siis teenijatürukutes sinne tallu ilma õiguseta sünnitada või peret luua, sest maa oli täpselt reglementeeritud, kui palju toda oli ja mehele mineku standard oli väga korge, tull mõista elaid hooldada, niiviisi elaja süüb kasvatada, tull vahet pidamata kudada kangast, sellepärast, et kui kangastes oled, sest kooleti külma, latse külmi või mis külmi, kui kuak kõik kaig, siis tuu käüsekirja pidi olema koetu ja kõigil erineva. Ja välja sortmine, naiste nõukogu oli siis perekonna nõukogu, kes tegelikult sortse välja külast nimi ja kandidaadi pojale. Et siis minti kirmasele ja nakati, sest väled on te kuulujuttude ja luure, siis kaeti, et mäntse omavasest liniku ja põllekirja. Ja siis too oli nagu see diplomi või CV asemel, et mustri pidi olema kõigil erinev ja setomaal pidi olema niimoodi, et pahepool ka kasutatav. Sellepärast, et mõsu mõisti ainult 1 kord või 2 kord aastan ja pidi olema nii palju rõivit, et sa said tolle ka läbi, et kui siis jää läks lumbi pealt ära, siis said mõskma minna. Ja talves pidi jätkuma. Ja kui tuu käys sai siis pealt mustas, võeti ta umblusest valla ja panti tõnepuul pääle. Ja kudada midagi niimoodi, et ta oleks katest poolt identne nagu vööl, siin kangan. Ma käve 2 kord 2 aastat seto käsitöö koolitustel, säne pikk koolitus praktiliselt olle Viljandiga võrdne, aga lihtsalt seto keskne. Ja ma opse kõik asja ära ja ma kujuta toda täveste ette, kus kõik kaiksa pididki mingit vööd kudama, mingit kangast kudama, mingit sokki kudama, et sul ei ole koskilt mingit kaltsukat, sul lihtsalt ei olegi mingit dresse, sul ongi lumivalga rõiva, millega sa lähed läbi muda ja kui sa kerem puhtas saad. Et üte sõnaga, tuu elu tegelikult ja tuu nõudmine tollele neiule, kus juures tuus piirdud ollega, et sa tiid hästi käsitööd, kui sa lätsid pulma kutsma, siis sa pidid 100 laulu improvisiirma. Sul pidi ühiskondliku suhte selge olema. Kujutage nüüd ette, et ti lähed mehele ja peati nüüd, hää küll ilma lauluta, pidama siis 5-minutise kõne egale oma sugulasele, egale oma sõbrale ja viil kõigile poistele, kellega sul tegemist oli ka viil kõik näkku ütlema. Et Olga Säntse laulu, mis oma laul üldse minu seto rahvalaulu külge köütseva, et mis haakus Mari jutuga praegu setukaste laulude köide pulma laulu, koos sälumasest itku, mõrs ja itku. Ja sälum näitas üks siukene itk, et kui tüterlats nagu süüdistas ja ütles suu puhtas, siis oma tollele mingile poisile, kes teda nagu meelütaga talle kossias tule. Ja toolses sääne umbes nagu velekene, milles tules sa kosjovalle velekene, velekene, sinnu moodi õdakuti velekene, velekene, kui sules ole viinakottun velekene, vaies ole õluta pütün velekene, kaivum sulu mõtte muru peal velekene, visanu vett meile vaihele velekene, kas es ole ihulta illusma velekene, kas es ole hiusalta illusma velekene, kas es ole verelta vallusma velekene, siis hõpetmasse mu hulma võtmine velekene, suulamasse mu suu andmine velekene, seeni ikka, kui ma elä velekene, seeni kuugu, kui ma koole velekene. Kes kujutad ette, sest 5 tüdrukut kummardas niimoodi ja siis ütles, et tolle asja siis nagu kõik välja või niimoodi. Et siukene nagu iidne traditsioon. Et umsestu sääne, et mida tuu naane pidi kõik mõistma. Ja kui ma nüüd alusta tolle poolt, et mille pärast mina tunne, et ma toda kanna niiviisi, et täveste juhuslikult ma kasvi üles üten talun, kus mul oli ainult ema ja vanaema. Vanaisal see on surma saanud ja esa oli järgmise ja viljärgmisena see võtnud. Ja siis põhimine tüüjõud seal oli sest minu vanaema Veli, kes käve meeste töid tegema, ja ema Veli, sest unu, kes käve seal ka linnast tul maale katusid paikama ja puid tegema. Ja siis meil tul niita, puiteta, niiviisi kõik asjad tul ärteta, et siis kui mingi sääne
keerulisem asi oli sest kas vanaonu vai unu, aga kõik väikse asja niimoodi, et vanaema kõnel, et vanaisas julgu eski kanna tappa, läks mõtsa ärja, sest vanaema pidi esiki kana esier tapma. et umalaul. Ja siis seal talun tegi nagu mingit küsimust, et mehe olidki külalise. Ja vahepeal sest tuli üks mu sugulane, kes nüüd on kadunu ja kellest halva ei taha enam kõnelda, et time tull ja nakkas kõikiga norima ja kõiki käsutama, sest ma mõtli, et millest nämä mehed küll välja mõteldu. Tuleva ja segeväbi normaalselt ilma tülüseta elukorraldust ja sinna esi midagi ei tii, sest muudku nakkas niiviisi õiendama. Ja siis nakkas juba, ma ei tea, äkki nakkas juba mingi kauge sugulase hallelt, et oi Ülle, sul ei ole essa ja mõtlesin, et mis jaos, mu sõbranna esa kotun kõik laament ja mõtlen, et väga hääd ei ole. Nii et tollen mõtlen, mina tolle alles mõistak küll latsepõlven kuigina kannatada ja ma mäleta, et ma olin mingi 12 ja siis tegi see unu tegi oma pojale vibu, tädimis tegi oma poigale vibu ja ma kai ka nagu ütele tõsele otsa, taipane mulle mingit vibu teeta, ma lätsi võtti leeväväitse ja tei hindele vibu ja noole ja lasin ost täpse peale. Nälit suti noorempanu, onu poige tädipoja. Ja siis ma sai aru, et ma tundsin väga suurt uhkust ja tuustast peale olema meestest segamatult suutnud suhteliselt kulgeda. Aga tuu ei ole nagu päris valutult lännu, sellepärast, et iks ma sattu ülikooli aigu just kõige rohkem kirjandusringkondaden, kui siis mulle meeldiva omalaul väga runneli luuletuse keskkooli aigu. Ja siis oli kirjandusringkonna ja siis äkki teatas minu iidol, et naisil ei ole kirjandusüritusele üldse asja, et hoidke kotun latsi ja alla 6 latse ei tasud teil üldse kohi kirjandusüritusele tükki. Ja siis mul oli 4 last juba oleman ja siis ma mõtli, et ohoh, et ma varsti kvalifitseeru, aga ma tahagi kvalifitseeruda. Ja üte sõnaga, et elutiiv ei eks kokku, et kui kähki nivisi, nakkas jällegi, et umbes nakkas kõnelema mingist naiste arust ja mingist tollest, et naase ja naseema süüdu ja naase esti. Ja tähendas mul ka väga põhjendamatu tundunu, et kui siis mingi poolikuharidusega meestel, kes oma juhi 3-4 võõrkiilt mõistvat sekretäri, kes neil ülikonna puhtas kloppa ja siis nimekäväses tenu ja tervitusi vastu võtma. Et tõepoolest. Aga ma pean ausalt ütlema, et nüüd setokultuuril ma näe tõesti, et sääl mingi sääne asi, et valdade liidu esimees nakkasi kellelegi ütlema mingit säänest asja nagu naiste halvustamisel, üles absoluutselt läbi. Toda ei teeta ja üles absoluutselt läbi. Et meil omava tõesti seal valdade liikumisel oma tõesti väga palju naisjuhte ja mingit säänest, et käki nakkas kellegi peal hammast eritama mingi sooalad, mitte kuigina. Ja Setomaalu mehed tõesti kasvatavad niimoodi, et ei ole tähtis omanaane, kõige tähtsab kui ime, sest oma sõsara, sest oma tütre, sest on hobõne, sest on naabrinaane ja sest võib-olla tule koskil omanaane. Et tuu hierarhia tõesti seal eläden, ma näen, et sääne on. Ja vanasti üteldi veel hobene on pääasi, nüüd hobesit on lihtsalt vähe, sest naase positsioon kerkis ka vähe ettepoole. Ja tõepoolest, kuna naane lätses eläme Setumaal seski nagu mehe kodu enamasti, sest tegelikult ta oligi ämme teenija, nika kui siis sai üldse kohegi positsioonile ja loomulikult kodust ellu, sest suunasivad ka kohale jäänu peremehe sõsar, kes siis mehele lännu. Nii et tegelikult tuu naase omava ajal on, ma ei tiiäki, et kumb on pikem periood, et kas tuu, et kui naase oma olnud Kurilas ühiskonnan ja oma meestega võrdne olnud, tegelikult tuu algas ahvidest kuni sinna 1200-ni, nii et tegelikult tuu, et kas naase oma olnud emasjärgne sugukond on tunduvalt pikem kui tuu väikene osa, mis on metalladrast, et kui naane näeb kündas jõua ja sõdadest. Aga kas meil noid metallatru ja sõttu üldse vajame? Et üte sõnaga, et tegelikult me oleme praegu jällegi tollen ühiskonnan, kus naasel on suhteliselt umma teeta, et kuis ta elas.
aga ta või elada üksinda, ta või elada mehega, ta või elada tõsenaasega, kui taht. Ütle sõnaga, et ükskõik, kus ta taht, nii ta või elada. Ja kui ta ainult olega hakkama saa. Ja tegelikult mingisugunegi säänest iva ma mäleta juba latsepõlvest, et kui külanaase naksiva arutama kellegi ellu, tol sääne tüüpiline sääne nagu teaduslik diskussioon, et kui mutid tuli kokku ja naksiva siis arutama. Ja see ükskord oli siuke juhtum, mida ma väga selgele mäleta. Oli üks mingi miis, kellel naanen hakkas juuma lätsär ja jätse latse mehemanu. Ja oli üks miis ja üks naane, kellel oli umbes mõlembil partner ärlänny ja mõlembil oli jagu latsi. Ja lätsivases ütlesin, et allu elama kolhoosi aigu. Ja siis naabri kõnelas, et mõtlema kuulse, et miis hõigas, naane hõigas mehele. Tule ruttu, sulatseb pesvä mulatsi ja mulatseb pesvä millast. Et mingi siukene. Ja siis ma mõtsin, et või jummal, säänest asja küll ei taha tesi juhtus. Aga no juhtuiks. Ja siis nakati edesi arutama, et no, et kahe näete, et tuol nagu joodik ja hästi käib tüül ja no tuul elasi halvasti. Aga no nüüd näe elase koon ja laulatat ei ole ja registreeritud uued laulatast taheti. Aga näed, nüüd käve mõlemba tüül ja latseb jõudva kuulija ja maja aidumer parandat ja noh, nagu mõisteti kohut tolle üle, et mis nad väärt oli ja kus nad teive, mitte tolle üle, et näli lahutanud. Et tuu sääne nagu arukas tuu jätkusuutlikkuse moment, et mis naisühiskonnan tegelikult et arvestada nagu teatud asjaolusid, et kas tuu asi on jätkusüütlik, kas elu kandus edesi, kas lapse oma hoolitset ja kas inimese oma õnneliku ja et tuudes mõistetas nagu niipidi, et tuu jäi mulle hästi meelde. Nii, aga pärast sünnitust ja sõs nakatas seal niimoodi omavahel kogemusi vahetama. Seal teetas mingisugutsidki ajaloolistum üteldi, teetu ka mingid seksuaalloitsusid niimoodi, mis omavad täväste niimoodi haopaulum kotsile veidikese uurnu, et nimetati hundinuss, et üksteisel sälän kareldi ja siis paljalt üle nende kadakate, et üle kaktuste niimoodi hüpati mingitel nelepäivadel ja ristiibel ja ütle sõnaga teti seltsi sigivus ja väeloitsusid ja hüpeldi selles kivide peal ja ütle sõnaga, et siukese koos vahetati omavahel kogemust ja võeti ka säänest väkke ja säänestel nendel olema ka oma külän nüüd, me oleme iga aasta tennu ja meil on mõne välja kukkunuks väga võimsalt. Ja seal siis võetas mõõtu ja teetas nalja ja kõneldas lugusid ja tuum alati sääne, et mis tõesti and nagu väga pikes saost nagu jõudu. Ja ka pudrupalvus, et sälmises põhimõtteliselt tuu suur pikk laul nendest tulgi täveste niimoodi, et nagu maist kirjutusmasina takka niimoodi oli 15 arvuti lehekülge tollega tull, et täitsa nagu paisu takast, et kõigest, mis ma oli kogenud, kõigest, mis ma ersakultuurin oli kokku puttunud, Maria Udmurdi rahvausundin, mis ma oli rahvaluulet lugenud, mis mul oli oma elukogemus ja sest tuu tõesti tull täveste mürinal ja tuud on võimalik välja antu imeplaat ja valitu luulenum ka üks päädükses pudrusõna. Ja vaata, sealt ma sai nagu mingisugusegi sääntsed eluaigse õnnelikkuse, et kõik asetusi oma kohale, sest tolle rituaali põhimõte, et naased tuleva kokku pandva pudrukiime ja laulva seal nagu niimoodi pöördus tervitusega kõigi nagu nende jumaluste poole. Tulevana, mõtsavana või mõtsaime, taivaesa ja esivanemba ja siis kiitvad ole pudru ära ja peranses pallase näide käest abi ja asetas egasest olen ilma kaaren, kus on siis puu vai post vai kivi, asetas sinna rooga. Ja tuu kest tavaliselt või kesta olenes kustu kiime läpt, et või siis kesta koskilgi 4-6 tundi või niimoodi, et tuumses niimoodi vahet pidama, et tule sest sõõrin lauda ja tansi ja järjekordumses sänne, et kõige iinuma, kõige rohkem tütrit sünnütanu ime. Niimoodi. Ja kuna minu suguvõsa on ka siis olnud
Tiit ja Naane ja ämmaemand, kelle nimi oli Maali ja Maali on siis ka minu vanempa tütre nimi, sest me oleme koondanud alati vidänyt ja Maali oleks ka tämänpä siinä ollut, kun täällä tyypäivässä ollut, että mä ka neitä asjuga nimisi, me ole ütenriaan. Oli seal filosoofia loeng ja filosoofia ja vana antiiknu Sokratese ja mulle kohutavalt meeldu. Ja siis ma kai, et terve port saksa filolooge muudku kudasi seal oma kampse. Mitte midagi ütleva näoga kuulva ja mõtled, issad, et mis nad siit ülikoolist otsivad. et tekkus midagi muud, et kus nad saavad kudada, kui sääne jutt käy või nimisi. Ja nüüd pärast toda käsitöökoolitust ma olen täiesti aru saanud, et kus tuu käsitöö on üks kõige suurem teraapia vahend, kus tuu on nagu mõistuse korrastav vahend, et kui on väga niimoodi emotsiooni laokil ja kellel tänapäeval ei ole, kui ühiskond perekonda põrmugi ei kaitsa. Et sest et võtad ja nakad oma vööd tegema ja sa muudku loed oma langu ja viga tule muidu sisse ja su aju saab puhata. Sa ei saagi tulla emotsioonil küdase, sest sa pead lihtsalt olla, et muidu on jälle kaia. Ja sest nõud nagu nii palju tuu niplispits ja kõik säänest ja vöö kudamine ja ka egal ütelum soovitav lööda mingi lihtsaptu käsitöö, sellepärast, et terve nii palju, kui on nakanud neid juba kõrrõkkasi risti pantama ja nöörikesi tegema ja neid nahku kokku umblema, sest tuu käsitöö on vanem kui Miik Jääki, et tuu on vanem kui 200 aastat veel. Et tolle käsitöö kaudu ja tolle kaudu inimesel kontakt on esivanempidega, kontakt oma ajuga ja mingisugunegi ka rahulolu, et sa oled teinud midagi veel materiaalset või kuigina. Et ega üldse sa lööda hindele, mis lihtsalt meelüs, aga tuu on sääne tõsine, et filmi asemel mitte võtta veel tõisi emotsioone, jumal hoias, et kaias seal sari mõrtsukates niimoodi, et seriaale nagu Sajandi armastus, et naisterahvas sari mõrtsukas üteldas, et suur valitseja. No ja mis perre jäises. et olen mõttenud nagu ja siis ja sest tuu kanu rahvalaulu ja tuu loodusarmastus ja üks asi veel, sest tuu, et tasus kasvatada kasvaid teate veidikese tilli aknelaua peal. Sellepärast, et tuu, et inimese seksuaalsust ja loovust toit just tuu, et kui sa näed väikesi tallõkkasi, väikesi kanapoige. Ma mäleta, et siis, kui mul oli 4 last ja ma oli lahutat ja ma sattuud Murdimaale ja seal terve küla tänaval põrsast lätt 7, sigalat 7 põrsaga, hanilad 10 hanikasega niimoodi, sest tuleva pardsik koskilt välja, lehmal on vasikas niimoodi, lambal on talle. Et sest nagu tekki niiviisi, et kas tõesti nüüd on kõik ja või kuigi, et nagu nakkad otsima toda oma energiat, kui sa näed kõik mingid väiksid nagu pojukesi või kuigi nad, et tuu nagu on ka siukene, et inimesen süütas tolle energiat, et sa saad nagu oma eluga edasi minna. Ohmi esimäkesed teile kuumardami maani, teile kuumardami maani, teile heida suure teno, teile heida suure teno, kjäädi meid tahatahid, kjäädi meid tahatahid, siigitit meid siia ilma, siigitit meid siia ilma, kjäädies lase valla minna, kjäädies lase valla minna, nabanüüre sõlmukõisi, nabanüüre sõlmukõisi, tollel pikkel elosoonel, tollel pikkel elosoonel, elulangu kästes lase, elulangu kästes lase, halurängel häötüsel, halurängel häötüsel, elokangast edesi koiet, elokangast edesi koiet, kasva ilma kangas puilda, kasva ilma kangas puilda, jäädi asuga jõud kütnud, jäädi asuga jõud kütnud, jäädi viigalt putru kiitnud, jäädi viigalt putru kiitnud, samblid leeväle see käänül, samblid leeväle see käänül, ait juma imekese, ait juma imekese. Ja kuidas me teeme naiste kärajaid? Me ei taha ju niimoodi teha naiste kärajaid, et me karjume üksteisest üle. See tähendab seda, et kui me arutame, siis räägib see, kelle käes on sau. Ja miks siin on, vaadake, millised tekkisid koha pealt meile kohe kõik super.
super, isegi põhiline piibli sümbol, meil on kuningasau koos voorusevöö ja õunaga ja need õunad, ma mõtlesin, me jätame kindlalt kui kristliku sümboli kõrvale, aga ei saa ju kõrvale jätta, sest et need õunad olid pandud meile ju kasti kellegi kohaliku lahke inimese poolt, kes ootas, et me tuleme siia neid kärajaid tegema. Ja nüüd me alustame siis seda käramist ja me mõtleme ja arutleme sellel teemal, mismoodi siis 20. sajandi jooksul, me oleme siin kõik need naised, kes 20. sajandi keskelt pärinevad. Me oleme elanud nõukogude ajal. Me mäletame, milline oli naiseks olemise kogemus siis. Ja ma palun kõigil, kellele ma sõna annan, siis rääkida sellest, mida ta on tundnud selle naiseks olemise kogemuse muutusest. Nii sellest ajast, kui ta kasvas Nõukogude ühiskonnas, kus see oli ühtemoodi ja milline see on praegu. Sest minu kui ühiskonnauurija seisukoht on see, et Nõukogude ühiskonnas oli naise käsitlus väga-väga silmakirjalik ühelt poolt. Meile sisendati, et me kõik oleme võrdsed nii rahvuselt kui soolt. Me teame, et olid naistraktorist, olid naiskulturistid ja me teame, et Nõukogude võim tahtis meid vermida kommunismi ehitajateks, et kellel oli kõrge moraal, kaunis kehakuju ja Nõukogude naine pidi olema mõtetelt kõrge ja heas vormis, et ta suudaks teenida oma maad ja rahvast ja mingisuguseid selliseid laule, mis pärinevad sellest eelkristlikust ajast ja mida meile rääkis Mari, sellepärast me ei teagi neid, need ei käinud kommunismi ehitaja moraalikoodeksiga koos sellised aspektid elust. Nii, ja samal ajal me teadsime, et see võrdsus, nii sooline võrdsus on küll olemas, aga see on siiski väga silmakirjalik, sest me teadsime, et otsustajateks on ikka mehed ja et otsustamine on kogunisti mitte Tallinnas, nagu ta praegu on, vaid ta on, Brüsseli asemel oli siis Moskva ja et enamasti teevad otsuseid mehed. Et see on üks aspekt, aga samas see selline toonase ühiskonna selline põhimantra, et me oleme kõik võrdsed, meie ees on kõik teed lahti. Ja siis selline kommunismi ehitaja moraalikoodeks hoidis ära ka sellise kollase ajakirjanduse ja naise keha eksponeerimise. Naise keha ei olnud kaup või kui ta oli kaup, siis see oli väga kaugele ühiskonna mudakihtidesse peidetud. Ja kuidas see muutus on juhtunud ja mis on juhtunud 21. sajandil, nüüd kui ajalehed ja ajakirjandus on täis naise ihu ja kuidas see kõik on muutnud meid. Ja et ma annan siis kohe sõna näiteks Kristale, kes on Eesti NATO ühingu esindaja. Ma tõusen ka püsti, et ma... Nõukogude naine pidi olema tugev, aga Eesti Vabariigi naine veel tugevam. Ütleme niimoodi, et mina olin Nõukogude ajal ikkagi suht noor, et võib-olla tunnetada seda Nõukogude naise rolli. Mina kasvasin perekonnas, kus oligi mees ja naine olid võrdsed. Minu isa roll oli väga oluline minu kasvatamisel. Ma arvan, see on andnud mulle siiani enesekindluse suheldes meestega ja tehes, et ma saaksin seda tööd teha, mis ma hetkel teen. Et mind kaasati kõikidesse töödesse, kõikidesse aruteludesse. Kui oli ikka vikatiga vaja muru niita, siis mulle näidati seda, õpetati seda, samamoodi kõik kurgikorjamised ja nii edasi. Ja samas minu emal oli ka perekonnas roll. Arutleti tegelikult kõik teemad läbi. Ei olnud niimoodi, et jah, et ema ütles või isa ütles, vot need on naiste asjad ja need on nüüd meeste asjad, et midagi jah, üks või teine osapool ei sekku. Oli võrdselt alustada, et selle koha pealt ma küll kuidagi ei tunne,
tunneta, et nõukogude ajal oleks kuidagi minu kasvatuses nagu vigu tehtud, aga võib-olla see ongi perekonniti erinev. Pigem see on, ma arvan, mulle kasuks tulnud. Halb on võib-olla seda kuulda mõnel naisel, aga tegelikult me naised ise rikumegi kas siis oma pojad ära või oma mehed ära ja siis viriseme. Ma arvan, see on üks tõde, peame seda meeles. Ja ütleme niimoodi, et nüüdseks ma olen juba siis 16 aastat abielus, 2 tütre ema ja minu suhe minu abikaasaga on olnud ka võrdsetel alustel, nagu mina nägin oma kodus. Ja sellist enesekindlust ja üksteise abistamist ja kaasamist on igapäevaselt, et kui mina sünnitasin lapsed ära, siis ma jätkasin põhimõtteliselt tööd paari päevase lapse kõrvalt, sünnitasin veel nädalavahetusel, ära mul oli oma firma ja ma ei saanud jääda võib-olla 3 aastaks koju ja ma ei tahtnudki võib-olla jääda. Minu mees oli minule suureks toeks, oli võimalik, sest ei ole tähtis ainult mehetöö ja mehe tegemised, vaid tegelikult me peame hindama ka enda töid ja tegemisi, et ma arvan, et sellest saab palju algust ja selle üle peaks nagu ka mõtlema. Ja tehes nüüd selle tööd, mida ma hetkel teen, et juhin Eesti NATO ühingut, siis igapäevaselt ma suhtlengi meestega ja ma ei tunne hetkegi, et ma olen kuidagi vales kohas või et mis mul 1,63 naisterahval üldse midagi meeste seltskonnas on teha või midagi arvata. Me peame võrdselt tegelikult kaitsma oma kodu ja see mõte mul tekkis juba 2012, kui ma hakkasin Eesti NATO ühingu juhiks, et naistel võiks olla suurem roll ka riigikaitses, see peaks olema kindlasti vabatahtlik. Ja siis me hakkasime korraldama naised, rahu ja julgeoleku ümarlaudu, et see julgeolek ei tähenda seda, et me peame olema meestega võrdselt metsas ja püssiga, vaid see, et me saame ka hea hariduse ja me anname lastele edasi ja elanikkonnakaitset, igaüks teebki seda, mida ta oskab kõige paremini teha. See on juba ka kodu kaitsmine ja julgeoleku tagamine, et meil on sotsiaalne rahulolu igapäevaselt. Igal juhul, ma arvan, kõne oli kiire, aga ma loodan, et paar mõttetera võib-olla enda jaoks saite ja kindlasti on teretulnud erinevad küsimused ja täpsustused. Aitäh! Kõik peab püsti seisma, jah? Mis istun? Mina nüüd tunnistan ka seda pattu, et ega sellest nõukogude ajast mina väga palju midagi ei mäleta. Et ma olin mingi vist 9, kui see lõppes, 9-aastane. Aga ma elasin maal, mis tähendab seda, et ega selline, et mida naabrid teevad ja mis nii-öelda siis ühiskonnas toimub, et ega see otseselt meile koduuksest sisse ei tulnud. Et kui sa elad nagu suht eraldatult ja mitte ma kuskil metsas oleks väga elanud, aga kõik, et siis on hästi palju seda lapsepõlve mõjutab siis see, mida vanemad koju toovad, kuidas ja mida need vanemad teevad. Mul oli 2 nooremat õde, ema, isa mõlemad, ehk siis mu vanemad on nüüd 35 aastat koos elanud, abielus on tähem 35 aastat. Nii et selles mõttes see peremudel ja see naise roll, mida mina nägin, oli umbes sarnane, et mehel ja naisel oli oma roll, kõik olid olulised, kuna meil olid ainult tütred peres, siis naisi ilmselgelt oli rohkem, mis tähendab, ei saanud olla meeste ja naiste töid, sellepärast et muidu lihtsalt osa asju jääb tegemata või siis see mees surebki sinna 4 naise kõrvale esimese 5 aastaga ära, kui ta peab üksi kõiki nii-öelda meeste töid suutma teha. Mis tähendab, et tänaseks päevaks mina olen siis selline üks imelikest naistest, et kui tõesti on vaja ka praegu vikatiga põllul minnes, ma lähen. Kui on vaja need puud ära saagida, puude lõhkujaga ära lõhkudes, ma teen seda. See on eriti, kuna ma teen arvuti taga tööd, siis puude lõhkumine on selline mõnus vaheldus ja puhkus minu jaoks. Ja ma teen seda hea meelega. Ja siis ma kuulengi tänasel päeval seda, et oi, ära enda liiga tee, mis sa teed ja mis viga on. Et kus su mees on? Aga mees teeb teisi töid, mida mina ei oska teha. Et selles mõttes ma nagu sellist suhtumist olen hästi palju näinud, aga minul endal ei ole sellist mälestust ega ka kodus sellist õpetust, et vaata, siin on piir, et siit sina üle ei astu, sest sa oled naine. Kuid mida tuleb ära teha, see on pere selle nii-öelda kollektiivi hüvanguks ja me teeme seda ükstapuha mida või kes seda teeb, aga teeb see, kes oskab.
et töödega on siis see, et teeb see, kes oskab. Ja sellises naiste suguvõsas elades, kust mehed suures osas on lahkunud loomulikku teed pidi, olen ma vist suht kriitiliseks muutunud meeste suhtes, nii et ega ma olen läbi aastate olnud see, kes ikka valib ja kritiseerib seda meeste rolli ja ootab hästi palju. Kuna ma ka ise saan hästi paljude asjadega hakkama, ega mul ei ole vaja, et mul kogu aeg mees kõrval oleks, hoiaks kätt ja juhiks ja annaks nõu ja leiaks mulle rolli elus, et ma leian ise oma rolli väga hästi ülesse. Siis nüüd on mul 3 poega ja 1 tütar. Ja ühel hetkel ma sain aru, et mul vist on 3 poega just sellepärast, et ma olen neid mehi varem niiviisi kritiseerinud ja püüdnud sellist ideaalmeest leida, et nüüd on see, et võta, tee ise paremini, kasvata ja õpeta siis sellised ideaalsed mehed. Et praegu ma nüüd siis leian seda teed ja püüan nagu seda nii-öelda uue põlvkonna mehi siis kasvatada. Et nagu ma ütlesin, nõukogude ajast ma väga ei tea, aga ma olen enda jaoks teinud järelduse, et tänasel päeval umbes minu vanuseid mehi on mõjutanud see nõukogude aja hulga kõvemini. Et see, mis nagu meestele need moraalsed kohustused olid ja mida oodati meestelt, et seda on nagu tänapäeval hulga rohkem üle kantud, et naised on võib-olla tõesti seesama, et nagunii teil nagu mingit kohta ei ole ja siis naiste see võitlemine ja enda rolli otsimine, et me oleme seda teinud aktiivsemalt. Aga meeste puhul oli nagu suht selge see, et mida oodatakse, mis nõuetele nad peavad vastama, mida tegema ja see on nagu rohkem tänasesse päeva üle kandunud kui see, mida naistelt oodatakse. Ja sellepärast on minu arust meestel tänasel päeval hulga raskem hakkama saada kui naistel, sest meie saame nagu tänasest päevast lähtuda sellest, et mis on reaalne olukord, aga mehed nagu peaksid endisaegseid nõudeid täitma siis uuenenud ühiskonnas. Selle sinu jutu puhul ma mõtlesin, et küll see Eestimaa on ikka suureks kasvanud, et läbi Eesti on nii kauge tulla Setumaale, et ma olen sinust väga puudust tundnud, et tõepoolest me peame omavahel kokku hoidma ja mitte ainult kärajate puhul, vaid me lihtsalt peamegi olema ühenduses. Heli Künnapasega me suhtleme hästi palju lähestikku ja ma olen natuke tema elu ära rikkunud, nii et minu kasvatatud lambad on tal kodus praegugi. Aga üldiselt, mis tähendas see Nõukogude lastetuba? See tähendas seda, et mina isiklikult kogesin kooli kiusamist ja suhteliselt hullu psühhoterrorit seoses sellega, et ma õppisin hästi, aga Nõukogude ajal ei olnud kombeks õppida. Ja siis ma kogesin päris hullu valu sellepärast, et ma tantsisin balletti ja käisin kunstikoolis ja minu üle irvitati sellepärast, sest kombeks oli olla mitte mingisugune. Kuigi me kõik eitasime Nõukogude režiimi, ikkagi olid kahjustustega noored. Ja ma olin üliütlemata õnnelik, et minu kooliaegne poiss, ma lõpetasin muide kooli süütuna, vaat nii tubli olin, aga kooliaegne poiss, kes kohe pärast kooli lõpetamist sai minu esimeseks, helistas mulle ühel ööl, sest oli natukene vintis ja me rääkisime temaga juttu nüüd 2 tundi kella 2 kella 4, et ma sain oma kooliaegse armastusega need asjad kõik omavahel selgeks räägitud ja siis me just sellest rääkisime, kui väga palju meie põlvkond erinevate ajastute vahel sai haiget, aga sellest ei olnud kombeks rääkida. Kui väga me kannatasime selle all, et me ei osanud olla naised ja mehed ja me kontratseptiividest väga sageli kuulsime, eks ju siis, kui me rasedaks jäime ja täpselt nagu Ülle rääkis, et talle öeldi, et mis asja kaota oma maali ära on ju, et see segab karjääri tegemist. Minule ütles minu arstist ema, kui ma laulva revolutsiooni ajal täiesti teadlikult ja planeeritult oma 5 lapsest esimest jäin ootama,
minu arstist ema ütles mulle, et nii, nüüd me läheme aborti tegema. Aga Eestis oli laulev revolutsioon, Eestis oli kõik nii ilus ja vaba ja ma ei näinud enam tol hetkel vähimatki põhjust Eestist ära minna kuhugi Ameerikatesse. Ja samas ma ei saa oma ema ka süüdistada, sest tolleaegsete mõõtkavade järgi see, et ta lõpuks ometi pääses Ameerikasse, see oli nii suur kauase unistuse täitumine. Aga ühest küljest ma mõistan teda, aga teisest küljest sellest laksude jadast, mida me kõik oleme saanud. Et sellest ikka on saanud päris palju ainest, millest kirjutada raamatuid, et projekti Laps Pärnust on need asjad kõik ilusti ära jutustanud. Aga ega see ei tähenda, et me teist keegi oleksime ennast päris vabaks võidelnud juba nendest valudest. Ja Jumal on selles mõttes olnud armuline, et Kristi Niilov pöördus minu poole, et teha Kodutunde saatesarja 7. hooaja alguse puhul jõuludeks raamat kell 5.25. Koplis. Äike tuleb, yes, koos ilusate meestega. No ja siis ja ma tean, miks pärast Kristi Niilov tegi ettepaneku seda raamatut kirjutada, sest minul on olnud vaja osad asjad nüüd lõpuks selgeks mõelda ja need seal raamatus selgeks kirjutada ka teistele. Ja selle asja olemus jõudis minuni valustes ühes perekonnas, kus 60 kopikatega Anne mängib akordionit, ta on sünnitanud 7 last, peab oma väga lagunenud onnis täieliku daamina, absoluutselt karismaatilise emandana, peab üleval oma sügava puudega tütart ja tema väikest tütart, kes on vägistamise vili. Ja siis me Kristi Niiloviga äkki saime aru, mis asi on tänaste naistega, mis asi on meie ühiskonnaga valesti, sest et ma Kristi käest küsisin seal ukse peal, et aga Annel on 7 last, tema, eks ju, sellel samusel majal kukuvad kõik asjad küljest vahelt ja tagant ära. Ta peab seda kõike üleval, võitleb tõesti üle mõistuse. Ja siis Kristi äkki ütles, et aga mul on täpselt sama asi. Kristil on 4 poega, kui on vaja kellegi abikäsi, siis Niilov siis väga värvikalt ütles, mida tema täiskasvanud pojad siis ütlevad, kui ta näiteks palub trimmerdada. Ja minu endaga on täpselt sama asi. Ma olen, eks ju, 5 lapsest 4 üles kasvatanud ja mul ühesõnaga 4. laps on ka juba minust pikem. Aga kes on seal vikatiga ja puulõhkumismasinaga üksi ja sõpradega, me oleme teinud kusagil terve põlvkonnaga mingi vea, mida nüüd Kodutunde saade, eks ju, üritab selgeks mõelda, mida me igaüks oma elus püüame selgeks mõelda, mis asja me tegime valesti, et meie lapsed ei tee tööd, et üks põlvkond on vahelt ära pudenenud. Võib öelda, et me oleme liiga tublid, eks ju, et ülitublidel naistel tulevad. Aga tulemus tegelikult on see, et minu lapsed, mitte keegi, peale selle Indira, vaata, on veel nii väike, et ta ei pääse minema mu käest, on ju. Aga minu mehed nagu mürakad, täiskasvanud tütred, siis on mul veel väimees, 2 lausa ju ja kokkuvõttes tööd nad ei tee ja nad ei erine teistest, nii et mina ei ole mingit personaalset ämbrit teinud, et me oleme kuidagi saanud sellega hakkama terve põlvkonnaga. Nii et ma arvan, et naised peavad praegu välja mõtlema, kuidas see vahelt ära kadunud põlvkond tasa teha. No võimalik, et meie lapselapsed kuidagi lapivad selle augu.
aga igatahes ma näen, et see on väga õhus. Väga tublide nõukogude naiste, vabas Eestis elavad lapsed, kui nad üldse veel on Eestis, on loodrid. Punkt. Minu nimi on siis Maarika Pähkleme ja ma olen Eesti Naisjuristide Liidu juhatuse liige. Ja tegelikult ma igapäevaselt ju tegelengi naiste hingemaailma muredega. Ma olen peaaegu 20 aastat eluliini vabatahtlik. Ja ma ütleksin niimoodi, et minu elusaatus on ju väga, ütleksin, väga raske isegi. Aga mul ei ole ühtegi sellist päeva ega hetke olnud, kus ma oleksin kaotanud lootust. Ma pärinen sellisest perekonnast, kus siis oli tõesti ka pere selline vägivald, ja peresuhete ja abielu lahutamisega juhtus siis niimoodi, et minu ema siis haigestus, invaliidistus, isa oli siis mul probleeme oli tal alkoholiga ja mina olin sisuliselt 7. klassis hüljatud ehk elasin üksinda. Ja mul on tegelikult suur hea meel, et ka Vene ajal olid siis inimesed väga lahked ja sõbralikud, et süüa ma sain oma sõbranna juures ja ma sain selles korteris elada, kolhoosi korteris kuni põhikooli lõpetamiseni. Ja peale seda ma läksingi tehnikumi ja tegelikult peale tehnikumi siis mul sattus esimene armastus ja tänu sellele armastusele mul on tütar. Ja loomulikult siiamaani oli siis ka küsimused huvitav, et kas me saime selle lapse siis kuidas, et kas see oli siis armastus, kurk tõi või ikkagi meil oli seal ka mingi seks, on ju. Et igal juhul mingisugust ettevalmistust või sellist info jagamist minu nagu vanematelt ei olnud, et mis asi see seks on ja kuidas neid lapsi siis tegelikult saab ja kui sa selle lapse said, siis oligi kõige suurem mure see, et ma olen rase, aga kuidas ta ikkagi välja tuleb, on ju. Et need olid sellised hirmud, kus sa ei saanud omal ajal tegelikult mitte kellegiga jagada. See oli täiesti tabu ja mina elasin ju siis ütleme maakohas. See oli mõeldamatu, et sa lähed küla naabri naise juurde küsima, mis nüüd siis saab, on ju. Et ma ainult mäletan seda, et minul oli vana-vanaema, kes siis asus hinge lappima peale seda, kui mu laps sündis, ehk ta oli siis lapse, 5. põlvkond, et ta tuli tõesti sünnituse hetkeks ja see oli erakordne selline sündmus. Ja siis ta hakkas mulle õpetama ja jagama neid nõuandeid, mis siis tegelikult kogu siiamaani on siis päästnud väga paljudest hädadest. Et üks variantidest, mida ta just mulle jagas, ütles nii, et kui sa hakkad mehele süüa tegema või teenindama, siis sa teed seda surmani. Et mulle jäi meelde see kuvand, et vana-vanema tegelikult andis neid õpetussõnu, et ma ei oleks naistööori kodus. Et ta siiski suutis selles hädas, milles ma siis olin, õpetada ja anda neid nõuandeid, et ma jääksin ellu ka tulevikus. Ja minu õnn oligi see ja tragöödia, et minu vanaema näiteks peegeldas nõukogude aegset traditsiooni, kus siis olid rolliõpetused, kus siis naine peab siis kodumajapidamistööd tegema ja õnneks, jumal tänatud, mul oli vana-vanem, kes ütles, et ma ei pea midagi sellist tegema, sest kui sa seda teed, siis sa teed seda surmani. Ja tänu sellele siis mul oligi nii, et ma kasvasingi niimoodi, kus mul oli võimalus ise otsustada. 7. klassis peale seda ma otsustasin kõik ise. Suviti käisin tööl karusloomafarmis. Ma sain väga palju palka, ilmselt rohkem kui kõik need raamatupidajad kontoritööl. Ja tänu sellele ma õppisin väga ruttu ka korraldama sellist finantsilist majapidamist, et kuidas ma siis ostan koolivahendid, kuidas ma ostan riideid ja et ma saaksin terve selle talve ära elada, kuni siis jälle hakkab see koolivaheaeg ja ma saan endale minna tööle ja osta asju. Ja esimene asi, mida ma ostsin, oli kasukas. Et kui siin räägime siis näiteks sellist naiste seksuaalsuse, siis minu vana-vanema, kes sündis aastal 1901, ta oli ikkagi Eesti-aegne daam, ta
peegeldas selle oma kultuuriga midagi sellist, et ta näitas, et see naiseks olemine tegelikult on selline tõeline väärikas selline kogemus. Ja mul ei lähe iial meelest ära, kuidas ta tegi voodiaset. Ta alati kloppis neid patju ja tekke ja siis ühtegi kortsukest ei tohtinud olla voodis. Ja siis pani veel 3 sellist lõhnaõli tilka sinna peale ja siis ühel hetkel, see komme nagu oli meil siia jutti välja ja kui ühel hetkel vaatan, mu laps kõik neid patju ju tekke loobib sealt aknast välja, ma ehmatasin, küsisin, mida sa teed, ta ütles, et ta nagu järgib traditsioone, on ju. Siis nii see elu nagu läks ja tegelikult peale lapse sündi siis minul hakkas alles see karjäär, et ma läksin ülikooli, tõesti ülikooli minnes kogesin seda, et ma astusin ju õigusteaduskonda, et mulle mitu korda öeldi, et miks ma tahan ülikooli, et mul on ju kõik on nagu olemas, naisena, laps ja pered, et miks ma lähen ülikooli. Mina muidugi püüdsin siis selgitada, et ma tahan õppida. Siis see oli teine pöördeline punkt, ütleks täitsa Eesti elus, sellepärast, et sellel majanduskuritegude osakonnas ei olnud enne naismenetlejaid, nii juhtival kohal ja ma menetlesin kõige suuremaid asju. Ja see elu oli jälle ohtlik. See tähendab seda, et ma pidin aastas 4 korda kolima, sellepärast, et meid jälitati. Ja nii kui ma sain aru, ma ei tohtinud öelda, et mul on laps. Ja see oli täiesti varjatud ja kui siis ikkagi avastati, et mul on laps ja nad peilisid välja, et kus me elame, siis me lihtsalt jälle kolisime. Nii et aastas 4 korda vähemalt jutti me kolisime. Ja muidugi minu laps siis õppis ära sellise asja, et ta oma pereelust ei rääkinud teistega. Et see on ka väga oluline sellise koduturvatunde loomisel, et neid lapsi kedagi endaga kaasa ei saa kutsuda. Ja paraku ma ütleks niimoodi, et meil oli ikkagi see kasvatus selline natuke naiselik, natuke naiste roll. Absoluutselt ma ei lubanud nagu endale pähe istuda ja ma püüdsin ikkagi teha seda niivõrd kui hästi, et tagada endale karjääri. Ja paraku siis me tegelesimegi selle suveräänsuse uurimisega ja naiste õiguste uurimisega ja ühel hetkel minu laps siis ütles, et ta läheb sõjaväkke, tütar, ja õnneks ta ütles seda nii hilja, et muidu ma oleksin vastu töötanud, et mul on kõige suuremad vaenlased on sisevaenlased, vanemad, et kes siis saaksid tõesti ära rääkida, et ta sinna sõjaväkke ei lähe. Ja kuna minu tütar oli sellises vanuses, et tal oli viimane võimalus, ja loomulikult ma siis tegelesin väga oma probleemidega, et ma sinna nüüd ei sekkuks. Ja mis siis lõpptulemus oli see, et mulle, ma ei tea, kas minu tütar oli rohkem sõjaväes või mina ja meie sugulased, sest me iga laupäev käisime ennast seal üles andmas või registreerimas on ju sõjaväe osakonnas. Ja nii see ongi, et kui sa lood algul, annad elu lapsele, siis tegelikult mingil hetkel on nii, et see laps kujundab sinu elu. Et nii juhtuski, et minu tütar siis hakkas mootorrattaga sõitma, mul närvid olid kogu aeg läbi, kui kass siis hakkas jooksus käima nagu jooksuaeg ja lapse mootorratta aeg langesid kokku kevadest sügiseni, on ju. Siis järgmine kord oli siis sõjavägi ja siis lapsel oli Kaitseliit, siis minul järgnes sellele Naiskodukaitse. Ja eelmisel aastal oli siis suur õppus Siil, siis meil siis, kus siis Eestist oli siis peaaegu 100 000 ja meie perest oli 2 naist, et üks sai siis kutse, minu tütar, ja mina sain siis käsu ilmuda Siili õppustele. Ja minu jaoks oli kõige suurem tragöödia see, et kui meid viidi siis õppusele ja viidi kuhu, viidi mind Paldiskisse, seal, kus minu laps teenis. Et sealt ma sain teise šokki, sest ma ei olnud moraalselt üldse valmis, et ma pean nagu varjatult oma tütre jälgedes käima. Ja lõpuks on nii, et ka mina tegelen alpinismiga, minu tütar tegeleb alpinismiga. Me oleme käinud niimoodi ekspeditsioonidel, et me oleme testamendid tehtud, et üks käib ära, ütleb, et on elus, siis lähen mina edasi ja nii on see olnud. Et mida ma tahaksin öelda tegelikult igapäevase nagu sellise naiselikuks olemise ja peresuhete osas. Kui ma tegelen abielu lahutustega, siis
kõik ütlevad, et mul on oluline armastuse tunne, mul on oluline, et see tunne kestaks ja kui ma küsin, et mis see armastuse tunne on, siis tegelikult väga paljud naised ei oskagi seda seletada. Nad on nõus oma vara jagamisest loobuma, nad on nõus kõikidest materiaalsetest asjadest loobuma ainuüksi emotsionaalse sellise hingelise seisundi sellise rahulolu pärast. Aga meeste puhul on väga selge, et kui on armastus läinud, siis on ta ära läinud. Et seal ei ole kusagil enam midagi käega katsutavat parandada ja kui on seaduses kirjas, et tuleb ühisvara jagada, siis seda jagataksegi nii, et meil oleks ka väga paljud abielumehed arvavad, et viisakas naine jätaks kõik vara maha ja nagu moslemiriigis on ju Koraanis kirjas, aga seda poolt on ka väga raske jagada. Et kui me asutasime Naisjuristide Liidu, siis oli see mõte ju tegelikult, miks see tõusetus küsimus. Tõusetus sellepärast, et naiste enesehinnang on madal. Ma tükk aega mõtlesin, et miks see naiste enesehinnang on madal ja millest ta avaldub, sest me naised oleme kõik ülekvalifitseeritud, me oleme niikuinii väga tublid, me oleme kõik väga ilusad, me oleme seksuaalsed, meil ei ole absoluutselt mitte midagi viga, aga me oleme ikkagi naised, ühel hetkel me oleme niivõrd haavatud just läbi selle seksuaalsuse ja kui mina jõudsin siia mäele, siis oligi just see naise seksuaalsuse teema. Ilmselt ma jäin väga paljust sügavuti teemast ilma, aga see nii väga liigutas see lõpp ka, et see seksuaalsus on miskit, mis on tegelikult veel lõplikult lahti rääkimata. Et meil on veel midagi nagu arutada ja selle kaudu me saaksime muuta naiste maailma veel paremaks, et me oleksime nagu kindlamad, julgemad ja me jõuaksime õigete suheteni ja et me julgeksime ka lõppenud abielu lahutada ja et me oleksime väärikad. Et minu sõnum on lihtsalt see, et et sellega ma tahaksin ka öelda seda oma vanavanemale suur tänu, et ta ütles nii, et naine on naine ka 3 päeva peale surma, nii et nautige seda. Aitäh, Marika. Mina tahtsin, kas sa hoiaksid mu saua? Ma võtan ainult korraks sõna ja tahangi näidata, et naise ürgolemus lähtub tema seksuaalsusest. Ma arvan, et see on ka meheliku ürgolemuse selline põhijõud ja allikas. Aga see, kuidas seda ajastute viisi on raamistatud, püütud allutada, seda kirjeldavad kõik ühiskonna uurijad, alates Foucault'st, keda me juba täna tsiteerisime. Ja siin on üks raamat Naised, kes jooksevad huntidega, müüte ja pajatusi ürgnaise arhetüübist, Clarissa Pinkola Estes, kes on terapeut, müütide uurija, ta on psühhiaater ja psühholoog, aga ta on filosoofiadoktor just nimelt mütoloogias ja ta tõepoolest kirjeldab neid raamistusi, mis on meil ajastute jooksul lääne kultuuris kristlusega selle meie niisuguse ürgse naise nii-öelda allutanud ja raamistanud. Ja et kes tahab otsida seda allikat, saab temast abi, aga ma annan edasi Merilile. Et mees ja naine on toas, on talv ja külm ilm ja siis mees ütleb, et külm on, et peaks kütma, peaks midagi tegema. Naine ütleb, jah, et lastel on külm, ütleb mees ja jah, aga mis naine ütleb, et mis need lapsed peavad tegema, kes toa taga on. Siis mees läheb toa taha, leiab sealt hundikutsikad, lööb nad maha. Ja naine on väga kuri selle peale, siis laupäeval lähevad sauna või mees istub saunalaval ja tuleb hunt sisse. Siis hakkab mees teda selle ahjuroobi või mingi asjaga taguma ja siis pärast jääb naine haigeks. Või ma rääkisin nüüd valet pidi või? No igatahes õiget pidi rääkisin, jah, et tavaliselt... Need olid naise või lapsed? Jah, ja need olid naise teised lapsed, jah, kes ta sai hundiga, mõnes on nagu välja öeldud see ka, see on Saaremaalt küll kirjutatud lugu ja seda ongi ainult Saaremaalt nagu mitmeid versioone sellest loost. Et seal oli nagu eriti saartel ja nagu Kihnus ka
et Kihnus näiteks, kui me käisime välitöödel, siis ütles seal üks naine, et 90ndate aastate alguses olid naised kõik juhtivatel positsioonidel nagu vallavolikogus, koolidirektor, kõik saare tähtsamad positsioonid, et siis kui on raske aeg, et siis võtavad naised üle nagu alati Kihnus selle. Ja siis praegu on jälle mehed valdavalt seal koolidirektor ja vallavolikogu esimees ja et siis on nagu kuskil Eesti piirkondadesse säilinud. Aga ma ei tea, kas ma pidin endast rääkima hoopis. Ma räägin hästi lühidalt, meil on vist vähe aega ka. Et mina olen ka nõukogude ajal kasvanud üles ja sain täiskasvanuks umbes samal ajal, kui see Eesti Vabariik tuli. Ja elasin Tallinnas, üsna kesklinnas, sellises suurperes või laiendatud perekonnas, et minu ema, isa, õde, mina ja siis isa vanemad. Kuna isa oli 4 lapsest kõige noorem, siis tema jäi nagu koju vanemaid hooldama või siis kui ta abiellus. Ja ise ma olin üksikema 10 aastat tagasi. Ja siis ma elasin oma pojaga 2 kuud Saksamaal ja siis nägin seda suhtumise erinevust nagu, et Saksamaal mõned naised, kes no kuidagi hoopis teistmoodi suhtumine, et oi, et küll sa oled ikka julged üksi last saada. Nagu see oleks nagu väga haruldane, et mina Eesti taustaga nagu pitasin imelikuks natuke seda juttu, et meil on igast ühiskonna klassist on neid üksikemasid küll ja küll, et nii vaeste kui rikaste hulgas ja see ei ole midagi nii erilist. Ja siis ma sain teise lapse, ühe teise mehega, kellega ma olin lühikest aega abiellus ja siis lahutasin ja nüüd elan ka mehega, kellega ma ei ole veel ametlikult abiellus ja ma olen ikkagi läbi aegade nagu õnnelik olnud, et ei ole niimoodi olnud, et see periood, mis ma olin üksikema, et ma olin õnnetu. Siis ma ka lõhkusin puid ja olen ka niitnud vikatiga, oskan seda teha ja et ei ole nagu niimoodi, et igaüks on ikka, nagu õnn on ikka tema sees, mitte ei ole väljaspool või selles ühiskondlikes mudelites. Mul olid nimelt linna vanavanemad ja maa vanavanemad. Ja minu pilgu järgi nad olid nagu omavahel sellisest ka nagu võrdses suhtes, et ei olnud niimoodi, et kindlasti mitte ei olnud niimoodi, et mees oleks domineeriv pool või valitsev pool või isegi tugevam pool. Aga siis selles linnaperekonnas, selles oli selline hariduse traditsioon, et juba minu vaarema käis ülikoolis ja nagu võib-olla oli ka mingis mõttes ühiskondlikult aktiivne. Ja maaperekonnas seevastu maavanaema oli sellisest suhtelisest jõukast talust pärit ja tema ütles, et näiteks mardisandiks ei olnud mõeldav, et tema läheks mardisandiks. Või et sellist et naine käib kodust väljas või tüdruk käib kodust väljas, see ei olnud nagu tema perekonnas kombeks. Vanaisa perekond seevastu oli selline lõbus ja ka mõningate vallaslastega ja et see kindlasti sõltus sellest, mis mingisugusest jõukusastmest või ja kuidas see siis nüüd nõukogude ajal, sa küsid nõukogude aja kohta, et minu vanaema kolhoosi ei astunud, maavanaema säilitas oma väärikuse, ta ütles, et tema ei taha lasta ennast käsutada nendel ja kuidagi sai niimoodi ja tema siis tööks oligi kodune majapidamine, siis seal kasvatada midagi, müüa midagi ja et nagu seda nii-öelda majapidamist üleval pidada ja linnavanaema jällegi töötas võrdselt oma mehega, temad olid mõlemad toimetajatööl, küll erinevates asutustes vanaisaga, aga siiski nagu suhteliselt sarnase ameti peal ja mõistsid teineteist väga hästi. Üks töötas öösel, teine töötas päeval.
7 last oli neil. Ja et see oli nagu väga erinev. No mis ma nüüd selle kokkuvõtteks ütleks? Ma ei teagi. Et ma ise, kuidas nüüd öelda? Ma mõtlen, et vana aja inimesed olid ikka hästi tublid ja töökad. Et ma ise olen tundnud, et oma töö kõrvalt, et tänapäeval on ju oluline see, et sa nagu saaksid ennast väljendada niimoodi või saaksid ennast elada niimoodi, nagu sulle meeldib. Ma kõneli juba päris palju, nii et mõni väikene lookene lihtsalt tävenduses, et minu vanavanaemal Uibo-Liinel oli siis 15 last. Ja siis miissaldal, tema oli selline suurt kasvu ja siis kun seda rykä oli põimnu lõikusaigusessa, sesta tyyt kõgõiin ja kõnel kõik aigvil tüüman vahet pidämättä lugusid. Et suutsa niinku kõraga tüütettä ja viil jahvatada ka ja kõgõiin minna. Aga miissaldal säne väikest kasvu tumedakõne ja oli vähem peläänü, aga oli ka säne puusepa kalduvusega olnu. Ja ükskord oli sestu miistal kätte lõiganu. Või ei, jalga oli vigastanud või mingi asi oli, et tässä nagu mingeid mõistlikke töid tetä ja pidi kaasas tulema sinna meestetyö asemel sinna vilja lõikama, et põld nakkas maha jääma. Ja siis oli länny ja nakanud ka vihku köytmä ja siis oli ütelnud, et ma ei tea, et kuis nad naase üldse saavad teda vihku köyttää, et mul on lihtne, ma toetan vähemalt 3. jala maha, et siis mul on hää köyttää, aga kuis nad naaset talle vihu köytetys saavad. Ja siis minu vanaema Elisabeth oli see eelviimane lats ja vanavanaemal oli 15 last ja noist 3 oli ainult pojad, kats jäivät sõdadesse ja sest vanaunuses oli ka nagu läbi lastu käega luki all, nagu ta kõnel, velike luki. Aga siis ta tegi veel puusepatüüd ja meestetöid, kuigi tal käsi oli suht kange. Ja siis vanaemal oli siis niimoodi, et 17-aastaselt üks küläpilli, mis oli ta nagu ärbetnu ja sai latse 17-aastaselt ja sõstime sõsaramehe ja kõik väega teda nagu hagesivad, et üks tegi häpy ja sai üks latse 17-aastaselt ja neil oli popsi perenne oli väga vaese ja ta panti juba kui ta lats oli, ta panti juba 5-aastaselt õpetajaprouale latsi hoitma, aga ta õpetajaproua oli ilmselt väga hää ta vasta, et igatahes opas talle umblemist ja võib-olla nagu midagi viil, sest kui ma lats oli, siis ma kõik kai, et vanaema on nagu rohkem daami muudu kui tõsek külänas, et võib-olla tuu, et ta latsena sattu kooliõpetaja perre latsehoitjas, võib-olla tuli talle väga kasus. Ja siis lätski ta mehele külägõgõ, rikkapale noormehele, kes oli ta juba kooliõpilasena välja valinu ja vei kõgõ latsega, aga sest tervet tolle elu pidi ta sest kullema oma selle ämma juttu, et üks tull niiviisi popsi see ja popsi see, ükskõik kui tubli ta oli ja ükskõik kui palju ta oli ja sest üks asi, mis ta mulle ütel, et kuule, et hoidu rikkide eest, võta hindasugune, et nagu võrdne pead värk olema, et sa ei nakkagi äkki sinu hagema. Ja sest tõneõpetus seal ka päris sääne niiviisi, et vanaema üldse minu ellu sekku, mul mingit murdeigaas ole ja mingit siukest asja, et kotun. Ja siis tõi oma edimätse abikaasa kodu ja parajal oli kotun sea tapmine.
Ja siis maal oli jo komme, et noh, ma hoidse ka vereanumat ja kõik, kes kotun olis, siis hoidse tuu tsika kinni ja tuu tsia tappu tuli ükskord aastan. Ja siis mul tuu minest ära ja siis vanaema kutse mu kõrvale ja ütel, et kuule, et sa oled saane hakkaja tütellats ja niiviisi, et oled saaks kindel, et sa pead mehele minema, see on selle mehele, kes tsia tapmise manner minestas, et sa jätta ka ette. Ja muidugi armastus oli nii suur, et vanaema juttus mõos sugugina, aga lahutuseks tuli pärast vist, ma ei tea, kas 15. aastat või, et nii too oli ja et ütle sõnaga, et olgu tuu aigmäne tahte, tuu aig ei suuda kunagi varjutada kõik, et alati on minemisi, kellel on iseseisev mõtlemine, alati on perekondi, kes toetuse mingitele muudele traditsioonidele, kui on mingit perekonda ja sugulasi, siis hoidutas nagu üks niimoodi, et seal nagu see jätkusuutliku lahenduse võitva. Et olen mõtlen tuu siukene, mina mäletan, et ma olen nüüd üle elänud juba terve rea erinevaid ideid, kuis imikut kasvatada. Et kuis vanaema kõnel, et kuis time pidi ja siis kuis mul kõnel, et lase ikka nii palju, kui ikkül magama jääs, et ära ainult sängust üles võtku ja siis tuldus pokivärk, et kui mul suure latse väikse oli ja siis muudku edesi ja ütle sõnaga, et aga peran selgusi, et tuu vettpidav asi, et mis vanaema mulle ütel, et tead, lats on ka inemine, et vaata esi ka ikat vahel, kui sul halbum, et kui sul püksil ikka oles, sa ka ikassi. Et ütle sõnaga, kui sul nälgum, sa ka ikat, vahel on sul ka üksildane olla või. Et tuu tegelikult pida nagu tänapäevani vett. Ja siis siuke lugu, et kus tänapäeval, et kus tuu laiskus on siukene, et mugavus on tuu üks väga suur vainlane tegelikult. Et säne kaksipidine vainlane, et ühtelt poolt tundus, et sul on mugav, aga tõselt poolt sa jääd millestki ilma. Et näiteks on siuke lugu, et mu tõne tüter võtse ka minu vanaema oppust, et nagu last juba üske saad võtta, et pane mõsu kaussi alla ja kui kuivum las pissis kaussi, et ei ole mingit mähkme raiskamist ja lats ei tapi sisen olla. Ja siis ta hakkas nagu niimoodi kasvatama tütre, kes nüüd varsti 3 ja poole aastaga juba asi niimoodi, et tal pea olekki, et neid mähkmiti näpp.